No nii, tere taas kõigile jalgpallisõpradele, pikk ette ise järele episood 328 teie ees, erandkorras reedel, laua taga Kristina Kangur, tere! Tervist! Markus Jürgenson, tere! Tere! Ja mina, Raul Paessa. Möödunud nädal tõi meile Premier League'i vooru, tõi meile Euroloosi, aga eilne päev oli oodatud, suur päev. Valiti siis jalgpalliliidu president. Ma tea, lähme kohe asja juurde. Tegelikult sellest minul on nagu hea, et see pikaks vennud asi nagu lõpuks läbi sai. Õhk on puhtaks löödud. Kellelgi midagi kobiseda pole. Kellelgi pole tee peal ees, seismas, mingid kaikaid kodarasse loopimas. Kooliaasta on läbi saanud. Sellest ma räägin. Eelmine aasta saade ütlesid, et sul kopp ees. Ma räägin sellest, et kooliaasta on läbi saanud ja ummikuid ei ole enam hommikuti. Ma saan poole kiiremini töö juurde. Isegi rohkem, isegi kiiremini saab. Oleneb, kus tuled, eks? Ma mõtlesin just seda, et nagu väga optimistlik arvamus, et kobiseda ei ole kellelgi midagi. No. Ja siis ma mõtlesin ka seda tegelikult, et huvitav, kus poleks pidanud nagu tervituse järel nagu niimoodi alustama. Vastavalt siis ei, no, reaalselt, uuele juhile. Me rääksime vaata sügisel, kui september algas, et kuidas teed olid järsku autosid. Nagu noaga lõietult. Ja nüüd on juba esmaspäeval iga suht sama, et tuled ja lihtsalt tuled. Lihtsalt kulged kohale. Et päris mugav on olla niimoodi suvel. Nii, aga sellest me vist ei tulnud rääkima tänasi. Kuidas sa tööle sõidad? Mul enne saadet, et tal on mingisugune, tal juhtus midagi nädala jooksul, millest ta tahaks väga rääkida. See oligi nagu selles suhtes, et see ei olnud mingisugune aga sina ütlesid, et sinul juhtus midagi, nii? Ei, mul ei juhtunud, nagu ma ütlesin, et see on positiivne asi. Minul oli ka positiivne asi, vägagi. Esiteks tänan kõiki neid, kes kirjutasid meil eelmise saate järel, kui me selle kella ja kõrvaklappide ja telefoni asja. Lugesid kommentaare? Ei, mulle kirjutati kuskil lugema. Said ka kuskil oli kommentaari ka. Said ka 200 sõnumit ja tänaval inimesed astusid juurde, ütlesid, et Markus. Portaalis olid uudise all olid kommentaarid ka, kus soovitati ikkagi Karminit sulle. Ja siinkohal siis ootame siis, et tulenevalt mu järgmisest jutust, et Karmin varsti võtab meiega ühendust. Nagu ruumi on. Musta huumor, või lolli nalja tehes, nagu siis musta huumor ei ole, aga lolli nalja tehes, siis siin mõne kuu tagusest saagast inimestel su kontonumber on olemas, et sinna sinna võib hakata. Karmini ja Iron Man. Võib hakata lükkama rahus. Aga see ei. Ühesõnaga, meid on märgatud lõpuks pärast, mina olen siin mõned aastad käinud. Lõpuks on meid märgatud. Saade 328, aga lõpuks jõudsime sihile. Ja siin, kuna meil see eelmise saade oli esmaspäeval, täna on reede, selle 2 saate vahel, nautisin mina siis ühel tööpäeval sükest, kuidas see on see? Brunch on hiline hommikusöök, aga hilist lõunasööki. Lunch või? Lunch ja sapper siis koos või? Lapper. Ja rahulikult. Ja järsku selle hoone, et tuleb süke, ütleme, kõrgema hinnaklassi Jeep ja seal astub välja tundub, et süke talent, looduslik talent, ilma treeninguta ikkagi keha musklis ja ilmselt kõige sarnasem inimene Vin Dieselile Eestis. Lühikest kasvu jässakas talent ja suure kotiga ja suure nii. Silakas lühikest kasvu ja jässakas, et see nagu treenitud ülakehaga. Aga ta on nagu ilma jõusaali treeningut on niisuguseks. No ühesõnaga, käes on suur kott. Ja kuidas see nimi on see nende asjade? Pallikott. Ei. See, kui sa saad see mant, kuidas seda nimetatakse, seda, mis jagatakse? Tote bag või? Ei. Ütle nüüd see sõna, ingliskeelne sõna, mulle ei tule meelde. Swag. Ühesõnaga need asjad, mingid swag. Asjad. Stuff we all get. Hunnik, kotitäis asju. Nagu teete head asja ja väiksed niisugused selle suure ettevõtte poolt väiksed niisugused meened. Ja seal on, ma võib vaatasin, sulle valisin välja ise. Ma nägin all sul kontoris olid need punased kõrvaklapid. Sulle on eraldi kõrvaklapid uued. Ja siin ma ei tea veel, mis Jaagule tuleb. Ma mõtle. Aga ma ei saa öelda seda ettevõtte nime, sellepärast, et Jalgpalliliidu toetaja on konkurent ja siis jälle ma ei saa seda öelda, aga nad rendivad tööriistu ja samanimeline meeskond tuli Eesti meistriks korvpalli. Sa ei ütle seda nime?
ei, ma ei ütle. See No nii on viisakas, kõik on korrektne. Ja, ei, see ja meil küll kaamera taga hakkas aktiivne vehkimine, aga ta tahab ka võib-olla klappe saada või midagi. no kes võitis Ei, ma ütlen, et kes võitis Eesti meistritiitli korvpalli? C-tähega algab, aga me ei ütle nime. Ühesõnaga ütles, et inimene, kes mitte täitsa laadlikult ei tööta, aga ikkagi seal juhtkonna poole peal tänas saatis oma tervitused. Ja see on esmakordne minu podcastinduses. Ta otsis sind linnast üles spetsiaalselt. Tegelikult me teame juba varat. aga ta on, tõenäoliselt on ta naaber, Markus. Ei ole. Seekord mitte. See üks inimene Eestis, kes ei ole. Ja eks siis pärast saate valida sealt midagi. Et ma ei hakanud siia tooma, sellepärast, et seal on need kirjad ja logod. No siin oleks seal ainult otse-eetris kakluseks või noh, mitte otse-eetris, aga eetris lõmaks. Ei, ma valisin teile ise asjad välja. Ja, vali ise, nii on kindlam muidugi. Dressipluusid ja asjad ma jätan endale. Muidugi. Aga ühesõnaga, ja sellega seonduvalt siis selle eelmise saate teema, siis vaatame nende kelladega edasi. Jah. Tegelikult seal tuli veel infot, seal ei olnud ainult, et Karminiga saab seda lahendada, sellepärast, et tuli välja, et ka sellel brändil, mida mina praegu käe peal kannan, on ka mingisugune turskem variant kellast olemas, mis ongi mõeldud spordi tegemiseks tõsisemalt, millel on vastupidava maku ja need ühilduvused vähe paremad, et tasub ka sinna poole vaadata, aga sul on siis Apple'i kell? Hetkel on tõesti tavaline, jah, siuke mingi mitte mingisuguse tundmatu brändi oma. Jah, aga see välja ei tohi öelda. Tundmatu, aga spordi tegemiseks jääb lahjaks ikkagi, et pool triatlonit vastu ei pea tegelikult. Nagu kui sa selle mingisuguse workout'i peale paned selles suhtes. No, sa pead seda vist iga päev laadima ka või? Suht või? Jah, iga päev. Jube tüütu ikka. Mina võtsin kella selle järgi reaalselt, et ma ei peaks seda iga päev laadima. Jah, aga Karminil on see mingi täitsa utoopiline see akukestvus ja sellel turskemal Apple'i kellal oli ma hommikul natukene uurisin, et oli ka paari päeva pikkune, lubatud. Aga me ei tea. No kokkuvõttes on hea, et me ikkagi nagu meie saates saab rääkida nendest asjadest nagu õigete nimedega ja või siis peaaegu välja öelda nimesid, et ei ole nii, nagu vaatasin heideti ette, eks ole, et sul on, sa ise oled nagu Macroni mees, aga siis tiim sinu nimega särgid on Nike. No mina ei ole seda kriitikat meil siin ei ole õnneks. Ja mina ei ole Sokkernetis ju palgaline, ma ei ole professionaalne ajakirjanik, et mina ei tea, kuidas teil need reeglid on, et kas viisakas on ju mitte... Viisakas on asju öelda, just mitte öelda. Viisakas on need, kes on toetajad. No viisakas on mitte teha, viisakas on hoida lahus nagu ütleme konkreetne jõhker promo mingile asjale ja siis lihtsalt sellest nagu asjadest rääkimine, aga lolliks ei ole vaja minna. Et seda nüüd küll ei ole, et ma ei tohi siin välja öelda mingi teise peti nime, et see loomulikult me ei hakka siin promo tegema, eks ole, ma ei tea, panen siia Kleepeka arvuti peale, eks ole, endale, see oleks natuke näotu nagu, et Vivat peti suhtes, aga muidu on ikkagi nagu, jah, sõna on vaba. Sõna on ikka vaba, nii et tänud Jaanus, Vin Diesel. Vot nii. Nii, aga kas me nüüd läheme siis asja juurde või? Räägime asjast õigete nimedega ja nii edasi. Jalgpalli juurde. Jalgpalliliste asjade juurde. Me ei alusta täna Premier Liigast ootamatult. Euroloosist ka mitte vist. Euroloosist ka mitte, vaid alustame ikkagi eilsest, ehk siis jalgpalliliidu üldkogu. Teid vist kumbagi kohal ju ei olnud. Minul oli A. Le Coq Arena'l jalutades, mul oli reaalselt nagu veel sellisem ootusärevam tunne, kui mõnel koondise mängule minnes. Päriselt ka. No, kus ju Aivar Pohlak ütles ka sissejuhatuses kohe, et sellist huvi pole nagu nähtud pärast seda 2011 Eesti-Iirimaa mängu A. Le Coq Arena'l. Vaata nende ülekannete asjade vaataja numbreid. No, vaatasin eile, seal korraga vaatas seal ikkagi üle 8000 vist seda jalgpalliliidu asja ja õhtul, kui ma vaatasin üles, oli kokku, oli vist üle 50 000 vaatamise nagu, et aga teid ei lastudki lõpuks sinna saali, et ajakirjanikel oli eraldi ruum tehtud? Ajakirjanikel oli eraldi ruum, jah. Palju seal ajakirjanik oli? No seal oli natuke üle 10 ikka vist. Ma mingit pilti vaatasin, et kas teile nagu kõiki tulesid ei ratsitud põlema panna seal? Seal oli ju, seal, ütleme, ajakirjaniku ruum oli seal, kui sa A. Le Coq Arena uksest sisse lähed, kes teab seda, siis paremal pool on see konverents ja vasakul oli siis ajakirjanikud. See on mingi õppeklass, eks ole? Jah, see õppeklass, aga seal tuled olid pool kustus sellepärast, et seal projektori pealt projektori. et sellepärast oli siis võib-olla natukene
hämaram kui võib-olla oleks. Mõjus kuidagi natuke sumbuurselt nagu. Kus ma praegu esimest korda mõtlesin selle peale, et niimoodi oli. No mingi pilt võttis ilmselt vist jah natuke. Okay. Koha peal ei pannud seda niimoodi tähe. Okay. Sellepärast, et üldjuhul, mina ei ole, näiteks mul ei olnud õrna aimugi, milline see üldkogu väljagi näeb, et kuidas see ülesehitus seal on ja mismoodi see käib. Et no, ma olin varasemast kas see oli erandlik eile, mis toimus või see ongi iga kord samamoodi, aga lihtsalt erandlik toolid seal, et kas see et seal koos oleks niimoodi. Ei, see on kõik täpselt samasugune. Kes seal toolide peal istuvad, neid inimesi on üldjuhul siis tavaliselt vähem või? Eil oli seal täitsa täis pakitud. Ei, sa mõtled nagu saalis. Kohal. Mis sõna see oli? Presiidium või? Jah, presiidium. Ei, no presiidiumis on... Presiidiumi vastas. Laval, mida teeb saalis sa mõtled? Delegaadid, no ei, no neid on nii palju, kui neid kohal on tulnud. Tavaliselt on neid vist, ma arvan, et 102 ei ole varem olnud kohal niimoodi, või nii kõrge protsendiga võib-olla ei ole olnud varem, et tavaliselt, kui sa ei tule sinna, siis ju midagi nagu olulist sellest ei muutu, et seal neid mitme isiku valimisi ju üldiselt ei ole, et meil see ongi see majandusaastate kinnitamine, umbes nagu mingid korteriühistu need koosolekud, et sa pead need asjad lihtsalt ära koputama seal ja lähme eluga edasi, et see eriti veel nendel aastatel, eks ju, see on iga aasta tegelikult need üldkogud ju toimuvad, aga iga 4 aasta tagant on need presidendivalimised, et iga aasta selliseid valimisi ei ole, et see on rohkem siuke formaalne pidulik üritus. Ma võin sulle öelda näiteks, et 2021 oli, seal ju lükkus edasi vist see üldkogu seal COVID-i tõttu või ei, midagi. COVID-i ajal oli üldkogu oli staadionil väljas. Ühesõnaga 2021 siis Pohlak sai 73 poolt häält ja 3 vastu häält. Et võid ise arvutada siis. Et oli selgelt ikkagi nagu vähem inimesi. Jah, et kõik ei pidanud vajalikuks kohal tulla, ei olnud sellist survet või pinget. Aga see kõik tegelikult, väga paljud inimesed ka kommentaariumis seal imestasid ja mõnitsid seda, et mis nagu värk, et nüüd on mingi selline asi kokku tõmmatud, aga tegelikult see oli täiesti tavaline. Mina ka esimest korda nägin visuaalis seda. Ütleme, et kui sa oled kriitiline liidu suhtes, eks ole, siis nalja saab teha kõige üle, kui tahad, eks ole. See presiidium seal niimoodi istub ja see juhatus ongi alati niimoodi istunud, et nemad annavad aru ju. Et vahepeal käivad inimesed puldis ja räägivad seal natukene ümmargust juttu, et see käib nende üritustega koos. FIFA ja UEFA asjad. See algas ju kõik sellega, et need FIFA ja UEFA inimesed seal kiitsid Eestit ja siis kõik Aivar on talle kõne kirjutanud ja kuidas seal jalkaliit on, aga kui sul on UEFA inimesed ja FIFA inimesed seal kohal, nad ei tule ju rääkima, et ma ei tea, kui kehvasti teil asjad on. See ongi selline mõttetu, formaalne, selline sama, ma võrdleks sellega, eks ole, klantsüritus. Kui me korra hüppame nagu siin euroloosi juurde, miks mulle tohutult need meeldivad, eks ole, et seal on konkreetne, 2 venda tulevad lavale, ütlevad, meil on eelringi loosid just nimelt, et 2 venda tulevad lavale, ütlevad, meil on täna selline üritus, protseduur on selline, nii, nüüd hakkame loosima, siin on meil pallid, need kallame siia 2 kaussi kokku põhimõtteliselt või 2 kausist 1 kokku, eks ole, võtame siit välja, siin nüüd, nii, need meeskonnad, kes on nendes gruppides on siin, need lähevad sinna, kõik korras tehtud, paarid on siin, näeme tunni aja pärast, siis on järgmise sarja loos, kõik tehtud. Selle asemel, et seal keegi mingi legend tuleb lavale, räägitakse, kuidas sul läheb. Vaadatakse videot igast võistkonnast. Videot, kõik see tegelikult asja ennast on 15 minutit, aga üritus on tund aega, eks ole. Et see on paratamatu, see käib kaasas nende asjadega. Ja see nüüd, et kui sa oled saanud UEFA-s väärikasse ametisse, et siis sealt nagu inimesed tulevad siia toetust avaldama, ma arvan, seda teeks iga kandidaat ja nagu muidugi sa kutsud siis kellegi. Aga see ongi ju iga aastat käiakse niimoodi. See ei on mingisugune erandkorras, et nüüd me toome välismaalt, et inimesi kiitma. Kusjuures Aivar Pohlak ei olnud ju saalis kõige kõrgem UEFA ametnik, see Laura McAllister oli UEFA asepresident. Või kas me heidame nüüd nagu Ragnar Klavanile seda, et see on ju ka natukene Jürgen Klopp ei hakka Eesti jalgpalli suunama. Ta ütleb Ragnarile, et tuuli poiss oled, pane, eks ole. Ja see on tore, eks ole, kõik see on tema viis näidata, et mul on ka kontaktid, eks ole. See on normaalne ju täiesti. Sisuliselt sama asi ju tegelikult. No on tegelikult. Selles suhtes ju ei ole, et seda ei tellinud siia Aivar Pohlak kohale, et FIFA-st juhvast, nüüd tulge on, et see ongi nagu... No jah, okei, selles... See on iga-aastane selline... Seal ongi mingid välisvaatlejad just kui seal kohal, eks. Aga asja mõte on nagu see, eks ole, nagu ka, et et nad kiidavad seal, eks ole, ütleme see pool siis nagu... Viisakus lihtsalt. Jah, see on viisakus, elementaarne viisakus. Jah, nii, et kuhu me jäime, üldkogust hakkame rääkima. Ma ei tea, kas toog alustada või lõpetada. Jürgenson küsis seda just, et jah, palju sul kohal, et kas see saal oli nii täis ja see pool nagu organisatoorne, et see oli tehtud nii nagu
teha andis. Jah, me eelmine kord vist korra rääkisime ka, sest me esmaspäevane saade juba kuidagi meelest püütud, et noh, kuna neid inimesi oli seal nii palju, neid delegaate, neid kohti, siis ruum oligi tegelikult, mis ei ole tegelikult väike ruum, aga ta oligi nagu ikkagi puupusti täis lõpuks, et sellepärast siis ajakirjanike fotograafe ei lastud sinna nii-öelda kogu aeg ligi. Ajakirjanikud siis jah, mingi vahe vist said sisse. Ajakirjanikud ei saanud, fotograafid said siis seda kohta filmima ja pildistama tulla, kui võitja välja kuulutati. Muidu olid liidu fotograafid seal sees tegid ma ütleks, et see on minu meelest olnud ka kui mingid EOK presidendi valimised, et ei ole nii, et kogu aeg saad seal saalis olla. Väga võimalik, ma ei ole EOK presidendi valimistel käinud. Pigem on ikka, kui ma mõtlen nagu tagasi selle peale, et nii vähe, kui mul on olnud nagu ajakirjanik olnud võimalus mingisuguseid selliseid asju kajastada, siis ikka enamasti on nagu nii, et noh, nüüd tuleb mingi hetk, kus me lubame ka nagu meedia saada, mis on nagu okei täiesti. Ja noh, selles suhtes, et mingisugust probleemi ei olnud seal, kes tahtis kellegagi suhelda, sai seal poes oma asjad ära ajada ja nii edasi. Et ei olnud selline suletud uste taga üritus, kui nagu keegi tahaks nagu sellest rääkida. Sellist asja seal tõesti ei olnud. Et kui tahaks suletud uste taga üritust teha, siis ei teeks YouTube'is otse pilti näiteks. See ei olnud nagu kohustuslik, eks ole, et saaks ju teha nii, kui tahaks. Jah, see huvi oli ikkagi, aga noh, nagu me rääkisime ka, see huvi oli nii suur, et see oli kindlasti õige otsus. Muidugi. Midagi selles suhtes kindlasti öelda ei ole. 68-34. 2/3 versus 1/3. Jah, no täpselt 2 korda rohkem hääli. Esmaspäeval sa oled oraakel või? No mina ütlesin 65-35 umbes selleks suurusjärguks esmaspäeval, kus juures ma ikkagi seal mängupäeval mulle tundus, et sisetunne ikkagi rääkis, et see asi läheb nappimaks. Ja kus juures ma arvan, et kui mina nagu meelega, ma ei ole nüüd lugenud järelkajasid ega mingid arvamuslugusid, vaid ma konkreetselt kell 2 istusin diivani peale ja siis enne, ma ei tea, kas pressikonverentsi näidati, enne pressikonverentsi oli pressikas ka või ei olnud? Pressikas oli ka, see ei olnud seal jalgpalliidu ülekannas. Seda näitasid portaalid eraldi. 5:30 ajal panin telku kinni. Ja ma ei tea, mulle tundus küll, et seal nii valitud presidendi kui ka siis formaalselt siis eelmise juhatuse liikmete näos enne valimistulemuse selgumist sealt õhkas küll siukest, ma ei tea siis, mis see õige sõna on. Närvilisust oli kõvasti, see väljendus kõigest sellest, kuidas Pohlak, Aivar näiteks, kuidas see pastakas käis sõrmede vahel ja kuidas härra Mülleril oli seal ruumis oli ilmselt palav. No, ma mõtlen, kui seal on 100 üle 100 inimesed, seal õhk saab mingi hetk otsa. Aga mingi kehakeel seal ikkagi oli nagu mingid märgid sellisest närvilisusest olid õhus ja mis veelgi üllatam oli see, et Aivar Pohlak siis ikkagi, ta oma kõne tegi ikkagi valimiskõne minu silmis. See, mis presidendikandidaadid mõlemad said teha. Ja minu jaoks jäid mõlema presidendikandidaadi need viimased kõned jäid mõlemad nõrgaks mõnes mõttes. Kuidagi ei olnud nagu veenvad minu jaoks isiklikult. Aga see, et Aivar Pohlak ikkagi sellel hetkel sinna nii-öelda valimistasemele läks, oli minu jaoks üllatav. Ja siis, kui valimistulemused tulid, milline muutus siis kehakeeles toimus, vähemalt minu silmis, see oli ilmselge ja arusaadav. Ehk siis seal mingit ma tagantjärgi võib arvata, et mingit veendumust ei olnud, et seal nii ülekaalukas võit numbriliselt tuleb. No, tulles korra selle närvilisuse juurde, siis enne üldkogu, eks ju, olime ka seal foees, vaatasime, kuidas inimesed seal sisse tulevad, eks ju, Pohlak tuli sisuliselt viimasena, teil vist jalgpalliidu kontoris jah, oli koosolek, vist on seal viimaste sekunditeni põhimõtteliselt selle mingite juhatuse inimestega, Gert Mülleriga kahekesi nad tulid selle viimasena täiesti, kui kell oli vist juba isegi kriips äkki 2 läbi. Et seal tõesti need klaavani inimesed olid nagu sellised, tundsid ennast üsna vabalt, olid seal sellised ladnad, eks ju. No neil ei olnud midagi kaotada. Võib-olla kaotada ei olnud midagi. Aga Pohlaku juhatuse kandidaadid siis olid ikkagi pigem sellised tõsised ja töised, ma ütleks võib-olla see emotsioon, et mitte öelda nagu sellised ärevad ja närvilised, et selline ikkagi selge, minu meelest võib-olla ma lihtsalt tahtsin nagu rohkem välja lugeda sellest, aga mulle tundus pigem, et oli niimoodi ja Pohlak tuli ka sealt ikkagi
läks seal tagantuksest sisse, okei, seal oligi nagu otse tee lihtsalt. No, eks lisaks minu jaoks võimendas kõike seda ka see, et mingil hetkel see Gerd Müller ei saanud seal oma vastuseid anda kuidagi sujuvalt ja siis oli seal ju kirjavigasid nendes slaidides ja võt, ma ei tea, tundus kuidagi nagu siuke, see kõik nagu moodustas minu jaoks sellise pisut, ma ei tahaks öelda närviline, aga siuke äreva õhku. Siuke ebamugav. Väike vibra oli sees, ütleme nagu. Aga ma arvan, et kui me kõik kolmekesi nagu, eks ole, meie Markusega ülekannet vaadates ja sina koha peal nagu tahaksime nagu sama asja öelda, et oli mingi selline väike närvilisus õhus, et ju ta siis ikka oli ka. Ja seda, olles nüüd siin inimestega rääkinud pärast seda, ikka väga paljud nagu ütlevad, et just seda sama, et see kehakeele muutus, see oli selge. Selles osas ma olen natuke teist meelt, et minu jaoks see Pohlaku kõne, ma eeldan, et sa pead silmas kõne teist poolt eeskätt. Mul on üks asi veel öelda. Mul oli veel üks asi. Seda osa, et see... Ma olen alati mõelnud oma peas, et kui mina peaks kunagi Eesti Vabariigi presidendiks saama, siis... Nii, vabandust, ma ei tahtnud naerda. Siis vaata need aastavahetuse kõned alati. Ma olen alati nagu aastaid neid vaadanud ja siis ikkagi nad on maha loetud. Siis ma nagu... Nad on ette valmistatud, lihvitud ja... Nad on ikkagi väga, nad on ikkagi suurimaid kõnesid aastast siis presidendi jaoks ilmselt. Sul on prompterid ja asjad kõik, eks ole, jooksevad ikka. Siis ma olen alati mõelnud, et huvitav, kas minu silmad kunagi näevad nagu selle hetkega ära, kus nagu see president ka istub seal siis Eesti rahva ees ja siis ütleb lõpuks, mingil hetkel, ma panen selle paberi ära, et ma räägin nagu otse südamest, et mingi Obamal... Siis hakkab selle prompteri pealt lugema. President Obamal oli kunagi see anger translator kõrval, kes ütles siis välja nagu selle, et mida nii-öelda Obama tegelikult tahtis öelda. Selle võiks ju ära teha, aga nüüd ma räägin nüüd nagu otse ja siis lased südamest. Muidugi võiks. Mul on see kõne ettevalmistus, aga las see praegu jääda. Käkerdad kokku, viskad ära ja annad kuuma. Et see oli natuke see moment küll jah, et nüüd ma loen nagu ette, sest need olid sisuliselt seal uuesti enam-vähem arengukava punktide kordamine, mis on ka mingis mõttes loogiline, eks ole, et plaanid on need. Ja siis oli see, aga nüüd ma... Aga see, kui kõnedest rääkides, Klaavani kõne... Aga ma ütlen, mind see ei üllatanud, et ta selleni ka jõudis. Ma pigem nagu ootasin seda, et see juhtub. Et ta ütleb midagi sellist ka ikkagi. Seda oli pigem arvata. Tema isikut teades nagu, olles seda nagu näinud, nagu ta ise ütles ka, et ega ma ju ei muutu, tõesti, ega inimene ei muutu, eriti selles vanuses see ei ole loogiline. Et sealt tuleb ikkagi mingi selline isiklik, mitte halvas mõttes, aga isegi nagu lihtsalt isiklik vastulöök. Aga see, kui kõnedest rääkides, Klaavani kõne nagu, seal ei olnud eks ju midagi väga uut. Ta rääkis, aga selles suhtes heas mõttes, et ta oli kõik selle jutu tegelikult ju enne igal pool ju ära rääkinud, mis ta tahtiski öelda, mida ta tahtis teha. Strateegia, mis oli valitud. Ta oli väga avalik, ta oli väga kättesaadav ja eks ju väga palju rääkis ja suhtles inimestega. Avalikult just. Ja selles suhtes ma ei oleks nagu isegi midagi väga, või võib-olla ma ootsin, et äkki sealt midagi veel tuleb kuskil mingisugune väike torge või mingisugune selline... Paar pisikest olid minu mõnest. Aga need olid sellised ka midagi, mis ei olnud nagu midagi väga uut või ootamatut. Et võib-olla mingi üllatus oleks võinud seal veel varuks olla, aga ega see tulemust lõpuks muutnud ei oleks. Aga Pohlaku puhul ma vaatasin alguses, et hoia peast kinni, et mis asja, et kõne asemel ta loeb lihtsalt mingi slaide maha seal, mis asi see on, nagu, ja siis tuli see osa, kus nagu see päris sisu just kui, või mitte päris sisu, vaid see päris nii-öelda arvamusosa sellest kõnest, et see korra alguses juba võtsin, et mis asja, et kas nii nõrgalt nagu tuleksigi, aga samas slaid olid ette valmistatud kõneks. Aga selle tulemusest rääkides, siis Pohlak ütles ju, et tema kirjutas enne üldkogu algust paberi peal, see sama 68-34. Täpselt nii, nagu UEFA täitevkomiteega läks. Jah, vägev. Lotopiletid ka siis, palun järgmised numbrid kõik. Ei, see selleks, oleme ausad, ega siin üllatust ju ei sündinud selles suhtes. Ei nagu, ei tulemuse mõttes ega häälte mõttes. Ei, minu jaoks sündis selles mõttes, et nagu ma ütlesin eelmine saade, ma ise olin nagu väga rahul selle teooriaga, et kui ta alustas... Klaavanist rääkides, kui ta alustas 20-ga ja kui pooleaastase tööga, on see pool aastat, laias laastus. Juunini pool aastat, et tegelikkuses võideti juurde 18, mis ta on siis, 16 häält, 34 kokku oli tal. No 18 pluss, jah. 18 oli neid toetusallkirja. Aga see on kõva saavutus, aga tahad sa öelda, et see on üllatus? No, selles mõttes üllatus, et ma oleks arvanud, et neid tuleb rohkem. Okay. Eelmine saade sa vist isegi ütlesid, et see on läbi kukkumine, kui nüüd... Ja teiselt poolt on see märk sellest, et
et need 16 häält või okei, need, seal need, eks ta pidi neid 18 toetusallkirja jaoks ka mingit tööd tegema ilmselt tutvustama. Muidugi. Selles mõttes, et... Ja seal, ütleme, tiimil endal kokku oli, palju neid hääli sai olla, alla 10 vist tegelikult isegi või? No ilmselt. Pigem küll, ja osad inimesed tulid ju... Kes tulid kohe kaasa, et selle peale sa juurde võtad. Kes kui avalikult vaata alguses kaasa tuli, et mõni võis olla kohe nagu paadis, aga ei olnud seda avalikult. Aga see kinnistas minu seda arvamust, et kui keegi tahab nagu minna duelli praegu ametis oleva presidendiga, siis see ressurss, see tiim, see aeg, see töö, see on nagu meeletu. Ja kui tiim Klavan pani sinna nähtavalt suure ressursi tuttu, siis selleks, et nagu reaalselt ka häälte mõistes nii-öelda, kui võtta lihtsalt 100 häält vastu saada, siis see kõik peab olema paar korda veel nii suur. Hoiame lahus natuke ühte asja ka. Üks on see, et need hääled, mis anti seal saalis versus nii-öelda rahvahääl, avalikkuse arvamus. Põhimõtteliselt kõik need küsitlused, need olid ju stiilis 90% sinna kanti. Kusjuures ma ei tea, kas neid tehti siis detsembris jõhker nihe, ma ütleks. Kui palju see detsembris see vahe oli, sest ega seal nagu see detsembris, ma arvan, ega see vahe ei olnud ju väga suur, nagu detsembris oli ka ju ikkagi selge, et paljud inimesed ju tavaliselt... see on selge, et ja oleme ausad, pigem oldi Pohlaku vastu. Poolt hääl Klaavanile on pigem vastu hääl Pohlakule, eks ole, avalikkuse silmis küll kindlasti. Eks see strateegia hõlmas ka seda, et avalikkuse poolehoiu saamisega üritatakse kuidagi kaudselt ka mõjutada seda reaalselt hääleandjat ilmselt. Jah, et ütleme, midagi seal mõjutati, aga siin jutud juba käivad nagu ka, et oli ka ikkagi neid klubisid, kus kogukond hääletas ühtemoodi ja siis läks inimene kohale ja hääletas teistmoodi. Võite ise arvata, mis pidi, eks ole, need asjad pigem seal käivad sellisel juhul, aga kuidas seda juba teada on niimoodi? Ühte ma tean, ühte klubi, kus öeldi ennem välja. Ei osad klubid on välja öelnud, aga inimesed ikka räägivad oma vahel nagu, eks ole. Tegelikult ju keegi ei tea, kuidas keegi hääletas, keegi konkreetselt on ju. Kindlasti on ka neid, kes tulebki rusikaga vastu rinda ja ütleb, ma panin niimoodi, mind ei huvita, mis kogukond arvab. Neid on ka, et see on omaette probleem, eks ole. Sellest vast jõuame veel rääkida nagu just, et ikkagi kes nagu valivad. See kogukonna teema, see on tegelikult nagu üsna intrigeeriv, et seal ju klubide juhatused ikkagi igapäevaselt on ju nende asjadega kõige rohkem kursist, nad teavad, mis on ühe teise see väärtuspakkumine ja ma rääkisin eile ka selle pärast üldkogu ühe klubijuhiga, kes tõi ka välja, et mind ka tuldi survestama, eks ju, mingid lapsevanemad tulid, et miks sa siis nagu, või kas sa lähed ikka Klaavanit hääletama ja tema ütles neile vastu, et ei, mina olen nagu Pohlaku tiimist näiteks. Ja seal hakkaski nagu selline... Oota, kus kohas nii oli? Või sina? Oota, räägi uuesti. Ühes Eesti klubis, kes käis ka eile hääletamas. Ühe klubijuhiga rääkisin eile. sa rääkisid klubijuhiga? Okei. Ehk siis seal põhimõtteliselt pärast seda, kui ta niimoodi ütles, et tema on Pohlaku tiimis, siis hakkas selja taga käima siis nii-öelda koondumine, kampaania on ju, et need lapsevanemad järsku ärkasid, aga see klubijuht ütles ka, et aga kus nad kõik varem on olnud, on ju. Meil oli mingi tulumaksu tagastus, et kirjutasin kõigile, näete, saate siin annetada, mitte keegi ei anneta, on ju, mitte keegi ei osale mingitel üritustel, ainult siis, kui see kampaania nüüd on, siis kuidagi ärgatakse ja tullakse sinna, et see lihtsalt, miks mingid klubijuhid võib-olla tegutsevad niimoodi, et nad justkui ei arvesta seda kogukonda üldse, on see, et see kogukond pole nagu varem olnud klubiga niivõrd üldse seotud ja siis need klubijuhid ise ei tunne, et nad peaksid selle kogukonnaga et olen ka mina, aga on ka minuni nagu jõudnud just täpselt seda, et meie peame klubi vedades nagu igapäevaselt suhtlema liiduga ja meil ei ole pretensioone. Me võime vaadata seda, et kas nagu Eesti Jalgpalliliidu mingisugused, ütleme, presidendi isiku kaudu mingisugused väärtused, mingid inimlikud jooned, kas meeldivad või mitte, aga ärme unustame seda, et siin saalis väga paljud inimesed ei hääletanud eile mitte nagu selle poolt, et kas Aivar Pohlak on moraalne inimene või kas liidu väärtused on sellised, nagu nad peaksid tänapäeva maailmas olema, vaid nad hääletasid selle poolt, kas meil jalgpallis asjad toimivad või mitte. Kui nemad leidsid, et toimivad, siis läks see hääl Pohlakule, sest seal on paratamatult see, et sul on vastamisi inimene, kes on seda asja teinud
ja siis keegi, kes lubab midagi. Ta võib lubada väga õigeid ja ilusaid asju, aga inimpsühholoogia kipub selline olema, et sa nagu kõhkled, kui sulle lubatakse midagi väga suurt ja head, aga see on siiski ainult lubadus praegu, siis sa võtad pigem vastu selle, mille puhul sa tead, et seda on vähem, aga see on siin olemas, sest see on juba aastaid olemas olnud ja ma võtan selle vastu. On see õige või vale, see on nüüd teine teema, eks ole. Et kas klubijuht peaks olema või häält andev inimene peaks olema nii-öelda tulevikku vaatav, eks ole, ja selle sama kogukonnaga arvestav või siis võtab ta puht nagu pragmaatiliselt, aga ma arvan, et see on lihtsalt üks selgitus, miks need hääled niimoodi läksid. Et ütleme, see ei peegelda täiel määral, see häälte vahekord täiel määral seda, millist tööd Klavanil teha õnnestus oma nägemuse tutvustamiseks. See on ju põhiline asi, mida talle muidugi ette ka heideti, on see, et see on liiga ümmargune jutt, umbes stiilis, et lubad raha, aga kus on nagu tagatis, et kõik see... Need lubadused, need olid enamasti ikkagi ju pigem katteta, on ju. No pigem katteta, jah. Selles osas oldi väga-väga ümmargused, kust see katte tuleb. Kust see katte tuleb, eks ole. Et see, ma arvan, on üks probleem. Jaa, ongi. See on ka arusaadav. Aga kui sa tuled, eks ole, nii, et sa tuled ikkagi nagu väljast poolt, eks ole, kui me räägime nagu liidu juhtimisest, eks ole, siis ongi nüüd see, et kas ma usaldan neid inimesi, et neil on see võimekus leida see raha, ega meil on ju siin, ma ei tea, EOK-d on tulnud ka, eks ole, mehed, kes ütlevad, ma panen 10 miljonit sisse, valitakse ära, siis selgub, et ei olnud ikkagi seda 10 miljonit kuskil. Eks sellised asjad on inimestel ka kuskil meeles, eks ole. Et nüüd ongi, et kas sa usaldad neid inimesi seda asja vedama, siis hakkab seal see pihta, eks ole, et ta tahab oma klubile mingit raha, ta tahab oma klubile mingit raha, eks ole, tal on nii kui nii on küüned enda poole, kõik need asjad hakkavad mängima. Jällegi, minu silmis see nagu näitab rohkem selle ütleja mõttemaailma kohta, kui selle kohta, kellest ta midagi arvab, aga see paratamatult mängib rolli. Et see ei tähenda nagu seda, et Eesti jalgpall on nüüd selle valiku tõttu kuidagi, ma ei tea, läbinisti korrumpeerunud ja et kõik on legendaarselt väljendid moraalsed värdjad, eks ole, et see on mingil määral, see on lihtsalt hästi pragmaatiline valik, mis tehti. Ma arvan, et selle tõttu on see tasakaal selline. Mind ka nagu tohutult häirib see narratiiv, mida on siin igal pool nüüd kultiveeritud, et nüüd Eesti jalgpall kaotas, Eesti jalgpall on, nagu sa ütlesidki, korrumpeerunud, Poolak ongi Eesti jalgpall, Poolak 1, Eesti jalgpall 0 oli mingi, kas äripäevas äkki mingi karikatuur, eks ju, ja mingid sellised asjad. Et nüüd Eesti jalgpall on surnud. Läbi, on ju, nüüd on surnud, nüüd on kõik, on ju, oli võimalus mingisugust muutuseks, klubid seda ei teinud. Poolak on diktaator, kes valiti siis, ma ei tea, ülidemokraatlikul moel uuesti, või okei, me saame sellest veel pärast rääkida, aga nii demokraatlikul moel, kui nagu sellisel hääletusel saab teha, valiti tagasi, eks ju, diktaator dikteeris enda tagasivalimist ja kuidas see kõik on nüüd halvasti, et tegelikult ei ole ju. Ei ole. See ei ole niimoodi, et me nüüd, või ma oleks hullult stagneerunud. Okei, sa võid rääkida mulle FIFA edetabeli kohast, sa võid rääkida mulle sellest, et me oleme seal kuskil klubide edetabelis olnud põhjas, praegu oleme natuke kõrgemal, võib-olla nüüd... Selle neelab üldsus alla lihtsalt, ma arvan, et pikas plaanis on häirima hakanud need samasugused kahtlased tehingud, mis siin on päevavalgel toodud. Ma arvan, et see on palju suurem asi kui see, et me FIFA tabelis oleme 121. Osadele inimestel on väga selgelt on see, et Eesti jalgpall võrdub sellega, kuidas mängib Eesti A-koondis. Eks? Et see on nagu üks asi ja see on okei. See on normaalne. Mis minu jaoks on kõnekas, on see, kui palju tegelikult, ja vaat ongi vahel, me oleme igapäevaselt jalgpalli sees. Me liigume jalgpalli ringkondades, eks ole, suhtleme inimestega, kes on nagu jalgpalli sees, nii tööalaselt kui ka muidu, eks ole, ja siis võib tekkida natukene see tunne, et see on, ma ei tea, kuidagi nagu väike ringkond natukene. Et Eestis ei ole ikka, Eestis ei lähe jalgpall ikka nagu tavainimesele niimoodi korda. Minu mõelest praegu see viimane pool aastat näitas, et läheb ikka küll. Muidugi on alati neid, kes on täpselt sellised kaasakisajad, keda sa just mainisid, eks ole, et kus te enne olite, nüüd te ilmusite välja, nüüd te nagu olete suured avatuse eest seisjad, eks ole, aga muidu te tegelikult oma klubisse ei panusta, et seal võib ka nagu kivi visata. Aga minu jaoks oli positiivses mõttes üllatav, kui palju on inimesi, kellele Eestis jalgpall läheb tegelikult korda. Ja see on nüüd minu meelest Aivar Pohlaku järgmise ameti ja suurim väljakutse. Ma ütleksin punkt 1, saada aru sellest, et see on nii. Ja punkt 2... Eile pressikonverentsil tundus, et see päris niimoodi ei ole. Just, ja mitte ainult eile pressikonverentsil, vaid on nagu ka varem tundunud.
ja teiseks siis, kuidas sa nüüd neid inimesi kaasad, paned usaldama, et meie jalgpall ei ole Aivar Pohlak, et meie jalgpall ei ole omadega seal samuses. Ehk ma olen sinuga täiesti nõus selles osas, et mulle ka nagu praegu see hoiak ei meeldi. Ma ütlen, et see ei ole lõpp, ma ütleks, et see on algus. Pohlak on 18 aastat, eks on vist olnud nüüd. 2007 on president olnud alati. Eks ole, sellest alates olnud liidu president. No ja juhtinud sisuliselt kogu aeg. Kes 90-ndatel oli? Siis oli politiseeritud koht või? No, alguses olid seal Savisaared, seal oli Peeter Küttis, oli just tükka. Küttis oli Kannik oli. Aga asja vedas nagu sisuliselt. No ta oli Pohlak, me ju teame, ta on ju kogu aeg olemas. President oli olemas, eks ju, ja tal oligi see, kas see oli Küttise ajal, kui oli niimoodi, et seal Pohlak tegi kuidagi mingisuguse kavala poliitnõksu seal, et president valiti justkui üks, aga juhatuses Pohlaku tiim sai justkui nagu ülekaalu, ehk siis tegelikult nagu said seda asja otsustada ja juhtida seda kaudu näiteks. Jah, juhatuses 93. aastast, eks ole, et ta on nagu saanud määrata ja suunata ja me ju kõik teame, eks ole, kui nii-öelda käed küljes mees ta selles mõttes on. Aga just, kuhu mul see jutt seal pooleli jäi enne, kui see vahele segasest korra? Jürgenson, räägi. Ühesõnaga, sa pead kuidagi kaasama nüüd kõik need inimesed, kes sind tegelikult ei usalda. Jah, ja see on suurim väljakutse. See on kõige suurem küsimus praegu, et kuidas seda teha ja kas me näeme, et seda hakatakse tegema, sest tõesti selle eilsel pressikonverentsil jäi mulje, et Pohlak ise ei taju seda üldse niimoodi. Ja see on suur probleem minu mõelest. Et see asjad oleksid 90-10 praegu rahva mõistes, eks ju. Vaid ta rääkis ju sellest, et kuidas tänaval tullakse tema juurde ja 10 inimesest 9 hoopis toetab, eks ju. Ja jätame selle rahva isegi kõrvale tegelikult ikkagi kolmandik nendest inimestest, kes hääletasid otse öeldes sinu vastu. Sa pead neid kaasama, pluss siis, eks ole, meil on ka palju sellest juttu olnud, et kes seal üldse nagu häält annavad, eks ole. On ka neid ju klubisid, ütleme, väiksemad klubid on öelnud, et see, et sa pead aastas, või maksma mitte aastas, või maksma seal, eks ole, selle peaaegu 1000 euro alla ulatuva mingisuguse liikmemaksu. See oli ikka vist aastane liikmemaks, eks ole. Registreerimismaks. Või oli see registreerimismaks ikkagi? Liigasse nagu, et seal häält anda. Ei, seal ei ole mingit häält. Või seda aastast liikmemaksu ei ole kindlasti, niisugust siis ei ole. Sellest mingi see põhjendus on olnud, miks me ei ole liikmeks astunud, sest mind ka üllatas nagu see kogu aeg. Seal on niimoodi, et sul on ühe miinimumpalga suurne summa selleks, et liituda liitumise iga aastast midagi. Ühekordne makse. Liitumise summa. Aga isegi, eks ole, see miinimumpalga suurune summa, see mingitele väiksematele klubidele, siin, ma ei tea, 4. liiga näiteks, eks ole, see on nii suur osa nagu nende aasta eelarvest. Kas sa siis ütled, et seda summat peaks vähendama või seda ei peaks üldse olema? Ma ei hakka isegi nagu seda ütlema, ma lihtsalt ütlen, et see on nende põhjendus olnud. Nagu minu meelest on nagu see, et kõrvalt on seda jube hea öelda umbes, eks ole, et kui te tahate kaasa rääkida, siis nagu maksad selle ära ühe korra. Jalgpalliliidu hääleõiguslikuks liikmeks saamise kriteeriumid tuleb ikkagi minu arvates eriti nüüd peale need tuleb üle vaadata. Kindlasti tuleb üle vaadata. Mis seal praegu, ütleme, liikmeks saamise kriteeriumites, ma võin sulle öelda. Hakka ütlema. Nii, et ma võtan selle põhikirja ette, siis ma saan võib-olla sulle ette lugeda. Aga seal on põhimõtteliselt seda, et sul on vaja enne kui sa alustad sellega, siis minu jaoks see ei ole ma ei tea, mis õige sõna on, see ei ole, et kui seal on 0 harrastajat, 0 treenerit, on 1 juhatuse liige ja siis mul võib olla 10 sellist klubi. Jah, aga vaata, seal ongi see ei ole normaalne, siin on see asi, aga see me ju räägime jalgpalli arengus ja selles, mis suuna me võtame sellest kaasa rääkida. Toome hästi lihtsa näite, see kurikuulus MTÜ FC Viljandi, eks ole. Ma saan aru, et seal on mingite Viljandi mängijad, absoluutselt ei ole vahet, on, et seal Karol Metsad või kes, eks ole, et me teame seda, et kui mängi edasi müüakse, siis võib, eks ole, eelmistele klubidele midagi veel sealt tilkuda ja selleks on vaja nii-öelda seda keha elus hoida, see oli siis nagu selgitus, eks ole. Okei, arusaadav, sa hoiad seda MTÜ FC Viljandit selle tõttu elus. Seda võib öelda, et jalgpalliline tegevus. See ei ole jalgpalliline tegevus. Nüüd ongi see küsimus, et ma ei ütle, et selle MTÜ peab nagu laiali saatma, ära kaotama, likvideerima, aga kas selline MTÜ peaks saama häält anda?
No, vaata, see ongi teine küsimus, sa hakkasid valest osast pihta, sa küsisid, kuidas saadakse jalgpalliliidu liikmeks. Need, väga suur osa nendest kõikidest klubidest kunagi on kõik need kriteeriumid ju ära täitnud. FC Viljandi on ju ka olnud aastaid ikkagi ju tegutsev ja reaalne klubi, eks ju. Kus on treenerid, kus on mängijad, kus on asja. Aga millal see oli viimati, eks ole, mis nagu need olid? Teine pool ongi see, et kui sa enam ei ole selline klubi, et mis siis saab. Ja niimoodi me jõuamegi nende FC Viljandite, Saaremaa jalgpalliliitude, ka Sörvede ja asjade. No nüüd võiks tuli välja ka, et keegi oli seal ülekohtselt välja visatud, võeti tagasi, eks ole. Seal oli selle Spartaki või asjaga oli, seal oli see teema tegelikult ju selline, et nad ei olnud esitanud majandusaasta aruannet mingiks ajaks, ma ei tea, kas siis mis see täpne ajast oli, seda ma jään võlgu, aga igatahes nad olid registris kustutatud. Jalgpalliliit vaatas, et registris kustutatud, järelikult see ei ole aktiivne liige, et nägemist on ju. Ja siis mingi hetk, kui sul on see selline uinumisperiood seal selle registrist kustutamisega, ehk siis kui sa esitad selle aruande ikkagi tagantjärele, siis sa saad nii-öelda selle äriregistris selle keha nii-öelda taastada. Ehk siis mingi hetk taastasid ja siis kirjutasid Jalgpalliliidule ühel hetkel, et oot, kus nagu meie mandaat siis on, et me ei saagi valida. See on juba riigi küsimus, sest et MTA on võtnud üldse karmima suuna selles suunas, et OÜ-dega ju samamoodi. Seal enam väga pikka juttu ei ole, et paar aasta või 2 majandusaasta aruannet ei esita, siis lähed jõuga likvideerimisele põhimõtteliselt, praegu ma olen aru saanud. Et riik on nagu võtnud seal ka karmima suuna ja nendega on sama lugu. Et see on nagu üks asi, et kui sul on sellised legionärid jalgpalliklubid, eks ole, kõik need, mis nüüd nagu arvatigi välja, eks ole. See olid hääleõiguslikud, aga ei hääletanud. Aga ei hääletanud, jah. Aga siis sul on, eks ole, see Narva Baltika, kus nagu Kuraškin ütleb, et me tegeleme pillardiga rohkem, eks ole, aga ei hääle ma tulen annan ikka nagu, et siis ongi nagu see, et halloo, et kas nagu ja ongi okei või. Mingi sporditegevus on, võib-olla mingi, ma ei tea, kuskil mingi grupp on, mingi jalgpalli mängib, tegelikult see BJK jutt on ju sama, eks ole, et jah, neil on nagu juriidiline keha, nad on seal Poseidoni all, eks ole, siis tekib meil see skisofreeniline olukord, et nii-öelda Poseidon nagu klubi hääletab ühtemoodi ja siis tuleb sealt üks mees, kes hääletab teistmoodi, eks ole, BJK eest, et sellised asjad nagu need naljad tuleks nagu ära lõpetada, et see minu meelest ei ole kuskilt otsast nagu okei, sest et see üks vahet ei ole, kes meil presidendiks valitakse, see ei ole isegi oluline, see on see ei näe hea välja. Okei, käime siis selle teooriaga läbi, siis palju päriselt oli. Teie ju teate seda numbrit täpselt, palju siis oli, ma ei tea 68-34, alustame sellest nii. 68-34, 102, nii. Palju seal siis neid palju Aivar Pohlakul ja ütleme tema, ma ei tea siis pojal või lähedastel. Nii, okei. Kas oli, palju neid klubisid oli, kus oli näiteks ainult Pelle Pohlak? Pelle Pohlakust räägiti, et temal oli 6 häält. Sul on, eks ju, Floral endal on põhimõtteliselt jalgpalliklubi FCF, jalgpalliklubi FCF Tallinna jalgpallikool, jalgpalliklubi FCF jalgpallikool ja Kotka staadion. Ja lisaks siis see FC Viljandi keha, mis läks ka ju justkui Pellele. Ehk siis sealt tuleb... Ja Pellele endal, Pelle ise oli siis juhatuses veel ka Kose vist, eks ole? Jah, Kose oli ka. Ehk siis tal oli nii-öelda 6 häält. Aga jätkame sellega, siis ma oponeerin mingid. Räägime selle... Miks sa arvad, et keegi tahab oponeerida? Oponeerimisest on siin asi kogu. Mina ütlesin, et mina tahan oponeerida. Okay. Palju seal tuli siis kokku? Pellele oli 6, eks ju. 6 ja... Nii, siis on... Ma ei tea, kas FC Kuressaares on ka Pohlak juhatuses või ei ole? Mullest ikka oli küll, jah. Ma ei tea. Igatahes, seal on FC Kuressaare jalgpallikool, Saaremaa jalgpalliklubi, Saaremaa jalgpalliliit. Ei, midagi sa pead nagu jätma ka, et mingi klubi ju võiks olla. Ei, ma räägingi, et Sõrve jalgpalliklubi, ongi see FC Kose, eks ju, ja siis FC Viljandi. Nii, palju siis kokku tuli? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, kui Kose ka võtta 10. Ja Viljandi 11, jah. Kuressaare juhatuses Pohlak pole siiski, aga ütleme... Minu info, et see number on 14. No seal oleneb, keda sa sisse loed, seal on, ma tean, kus see info tuleb ja seal on üsna liberaalselt on võetud juurde. Üks hääl tuleb jätta ju selles mõttes mingi klubi juhatuses. Ei, mingi klubid sul on, eks ole, ütleme, mingid klubid on ka selgelt sellised, et kui sa nagu, et see inimene on sinu paadis, ma ei tea, te olete koos nagu aastakümneid asju ajanud, eks ole, siis
siis on selge, et sealt sa hääle saad, on ju. Ja ärme unustame seda, et noh, eks seal Flora on tõesti selles mõttes erand, et neil on jah, neid juriidilisi kehasid, need jalgpallikoole, eks ole, 2 tükki, aga enamikul, ütleme väga paljudel klubidel ongi see, et noortetöö ehk jalgpallikool käib nagu ühe keha alt ja siis esindusmeeskond tegutseb teise juriidilise keha alt, eks ole. Kusjuures neid tegelikult ei ole väga palju. Neid ei ole väga palju, aga ütleme, et neid on veel ja neid on mõlema presidendikandidaadi leeris. 10 on tegelikult neid klubisid. Neid jagub mõlemale poole. Ja neid jagub mõlemale, kuigi Pohlakule vist natukene rohkem, aga Pohlakule jaguski lõpuks hääli rohkem, eks. Aga see just selle sama asjana, et kelle sa sinna jätad, kelle mitte. Ma olen nõus, võtame sealt välja, ütleme siis 2 Flora jalgpallikooli Kotka staadioni, eks ju, mis ei ole nii-öelda eraldi jalgpalliklubid, eks ju. Võtame sealt välja selle mingisuguse FC Kuressaare jalgpallikooli vist, eks ju. Saaremaa jalgpalliliidu jalgpallitegevusest ma tahaks küll mingisuguse põhjaliku loo kirjutada. Mida see teeb? Saaremaa jalgpalliliit, mis koondab siis Saaremaa jalgpalliklubisid. Ja siis on see Saaremaa jalgpalliklubi, mis kunagi oli vist mingisugune Kuressaare tuubel kuidagi. No jälle mingi keha, eks ole. Ja FC Viljandi, eks ju. Seitse häält võtame maha, eks ju. Need on ausad häält, mis sealt maha võtta. Kõik need iseseisvad klubid, mis sinna esialgse, ma ei tea, 12 või 11 või 14 sisse arvestada, neid ei saa ju maha võtta. Kuidas sa võtad? Mingid pundid peavad sul olema. Seda enam, et sul ongi FC Kuressaare, mis on iseseisev klubi, sul on FC Flora, mis on iseseisev klubi, sul on FC Kose, mis on ka täiesti erinev klubi. Kas sa nagu kuidagi siis süüdistad või heidad ette seda, et Pelle Pohlak siis, ma ei tea, mängib FC Koses ja juhib FC Florat, kas tal ei tohiks siis olla mõlemas klubis mingisugust sõnaõigust? Palju ta 10 siis või? 7, ma ütlesin, mina võtaks maha sealt, ütleme. Et ülejäänud on ikkagi tegutsevad jalgpalliklubid eraldi iseseisvad klubid. Aga mis nendest piljardiklubidest ja nendest? Piljardiklubid, need on veel eraldi, on ju? See tuleb eraldi, ehk siis see on number 1 asi, mis tuleks, nagu ma ütlesin enne, korda teha, et meil piljardiklubi ei räägi kaasa jalgpalli. Tühjad liikmed, lihtsalt midagi tuleks nendega ette. Sisuliselt tühjad liikmed. See, et sul seal võib-olla sa teed aastas mingi võib-olla ma ei tea, registrikande või mingi asja, mis justkui näitab, et on, teed majandusaasta aruande, kus ütled, eks ole, et klubidel on jalgpallilised tegevused. Ma seda FC Viljandi lugu kirjutades, eks ole, vaatasin seda, seal on paar aastat tagasi väga uljad sõnad, ma kahtlustan, et läheb midagi sarnast, eks ole, et kõik Eesti meistrivõistlustel esindamine ja kõik jutud. Sinna sa võid ükskõik mida põhimõtteliselt kokku kirjutada, selline tunne on. Aga see ei tähenda, et tal reaalne jalgpalliline tegevus. Et jah, seda ütles Pohlak ka, eks ole, et umbes me liidus näeme, mis on muidugi mingil määral tõsi, eks me näeme, et nad osalevad siin ja seal. Aga ma küll ei uskuda, et see kõigi nende kohta kehtib, eks ole, just nende samade Baltikate ja asjade kohta. Aga võib-olla neil tõesti on mingi noortegrupp. On ka võib-olla mingisugune mingisuguse Vlasisinjavski mängija õigused. Mingi noortegrupp kuskil, eks ole, aga siin nüüd ongi see, eks ole, mida Mart Raamat küsis ka kõva häälega seal üldkogul, et mis tegelikult tõukus nagu Aivar Pohlaku enda lausest, aga Soomes, et seal on suurtel klubidel ongi vastavalt proportsionaalselt hääli, et umbes, miks meil ei võiks samamoodi olla, muidugi selge on see, et kui nagu kellel iganes on soovi mingite häältega skeemitada, et siis seal saab teha ka siis niisugusel juhul, kirjutad kuidagi paberi peale oma klubi suuremaks, eks ole, ja viid rohkem pallikotte lihtsalt piltlikult öeldes, eks ole. See avab nagu teise ukse. See avab mingi teise ukse, et põhimõtteliselt on ikkagi see, et lepiks nagu kokku, et jalgpalliliidus olulisi otsuseid üldkogul saavad hääletada nagu need inimesed, kes on päriselt igapäevaselt tegelevad selle jalgpalliga ja tegelevad selle jalgpalliga siis ka selle vastava keha alt. See oleks nagu normaalne. Toimus mingid muudatused seal liikmeskonnas? Toimus ikka. See oli pärast päevakorra lõpus. See oli täitsa lõpus, jah. Seal võeti... Arvati siis välja? Välja arvati, need 3 likvideerimisel ja keegi oli veel või ei olnud vist? Ja uusi liikmeid ei tulnud? Uusi tuli ikka. Keegi arvati veel välja, keda ei olnud selle spordiregistris üldse listis olemaski. Mingisugune keha seal küll, ma korra kontrollida kiirelt ja midagi seal oli sükest tead, kes need on mingi, kes ei hääletanud, kes ei olnud seal mingid isegi selle 106 või 105 seas. Jah, mingid surnud hinged nagu visati välja ja juurde tulid ju, seal oli hunnik saali jalgpalliklubisid või 3 vist. 4. Kas nendega oli see lihtne, et kui nad tahavad mingit eurosarja mängida, siis nad peavad olema nagu liikmed või midagi? Ei, seal oli litsenseerimise tingimuseks tuli lihtsalt see, et sul peab see keha olema. Ja siis oli Harju jalgpallikool Laagri,
või klubilaagri kool oli enne. Oli, Harjul on ka 2 keha seal nii-öelda potis sees ja kas midagi veel? Virumaa jalgpall. Vaatasin huvi pärast, et kes seal tegelevad sellega, Joonas Ljaš oli üks ja Rakvere Tarva inimesed. Jah, ma suudan nüüd praegu peast öelda, kes siis liikmeskond kasvas. Kes see teine oli, ma kohe... Natuke kasvas, on ju, mida oli oodata ka, sest kohe jalgpalliklubis, see oli teada, et nad tulevad. Reijo Kuusik. Et nagu inimesed, kes jalkas on nagu teada ja tegutsevad päriselt. Ehk siis selles mõttes... Ja siis see spordiklubi SK Spartak. Ehk siis tegelikult oli nii, et eile oleks pidanud hakkama siis ettevalmistus 4 aasta pärast toimuvateks valimisteks. No Harju sai 1 keha juurde. Selles mõttes, et nagu väga pikka plaani pidada, siis eile pidi hakkama selleks juba. Kohila püsivus oli see 4, kes välja arvati. Püsivus Kohila. Ei, püsivus Kohila oligi üks nendest likvideerimisel olnud klubidest. Pärnu jalgpalliklubide liit. Oli siis see 4. Sükka asi ka, elu sees enne kuulnud. Võib-olla see oli, kuidagi Pärnu linnameeskonnaga. Just, ma mõtlen ka, et kas äkki sellest ajast ei pärine nagu. Aga igatahes see oli jah, mida keegi ei teadnudki, et oli liige ja heideti välja. Aga mis see Soome näide? Soomes on niimoodi, et see delegaatide arv, mis ühel klubil nii-öelda üldkogule saadad, oleneb siis sellest, kui suur su klubi on. Kui palju sul mängid on, ma olen niimoodi aru saanud. Lapsi. Kõike kokku ilmselt siis, et Eesti näitel olekski, ma ei tea, Floral, Kalevil, Tammekal oleks siis ilmselt kõige rohkem nii-öelda delegaati või kõige rohkem hääli seal. Ma ei tea, mitme, kas sa saad nii-öelda ühele delegaadile siis mitu häält, ma ei tea, iga 10 või iga 100 inimese kohta üks või mis see täpne... Sellesse süsteemi ei ole süvenenud, aga jah, ütleme, et nagu sa ütlesid, et see avaks mingi järgmise ukse tõenäoliselt. No ilmselt see, et hakkame fiktiivselt laste arvu suurendama või... Kõik laste ja lapsed arvele ja nii edasi. Nende pearahade osas skeemitamistega on Eesti kõikidel, mitte ainult jalgpalli, vaid spordiklubidel väga suured kogemused, et ma arvan, et seda Pandora laigast ei ole vaja lahti teha. 30 häält letti nagu. Mõtle, kus sealt tembeldada saab siis neid sedeleid. Tüüt. Aga see on lõppude lõpuks on nagu poliitiline valik lihtsalt, et kuidas sa neid liikmeid arvestad, kuidas sa neid välja arvad, kuidas sa neid arvesse võtad. Et praegu on see väga selline liberaalne olnud, me võtame liikmes kõiki, kes need tingimused täidavad, Poolak küll rääkisin, et mingi suurusjärk 25 surnud hinge on siin viimastel aastatel tegelikult ju välja arvatud juba, on ju. Et ma ei teagi, kuidas siis mingid klubid või liidud selle reha nagu üle elasid. Aga lihtsalt see tuleb kokku leppida, praegune nii-öelda lahendus tundub lihtsalt väga paljudele, kui mitte kõigile natukene võib-olla ebaõiglane või ebaus või lihtsalt nagu ütleme vale. Aga seal ongi päris korralik selline juriidiline analüüs tuleks teha, et kuidas see õige lahendus oleks või mida siis tuleks nagu muuta tegelikult, sest sa ei saa niimoodi öelda, et mingid MTÜ liikmed lihtsalt et teile me sel aastal häält ei anna, et see päris niimoodi ei käi. Aga sellega, ütleme, mis mind just nagu häiris eilsel üldkogul oli see, et see ei ole teema. On küll teema minu mõelest. See hoiab, see hoiab oluline teema, jah. Ei, nad kõik tegelevad ja see pole nagu, miks te nagu kisute üles mingisugust teemat seda, kus seda ei ole. Ja nagu, eks ole, tuli mulle ka vastus selle MTÜ Viljandi peale, et kas pead nagu Pelle Pohlakule küsimust, kas pead õigeks seda, eks oli see, see ongi Flora struktuur on selline. Kuidagi tuleks nagu tasakaalustada. Sellised klubid, ütleme, kas, võib-olla nad peavadki jalgpalliliidu liikmed olema mingisugusel tehnilisel põhjusel selle sama kasutada rahade pärast, et nad oleksid seal kuidagi jalgpalliliidu nii-öelda väga võimalik, et mingisugune selline reegel ju on, et sa ei saa neid kasutada rahasid maksta klubile, kes ei ole ühegi jalgpalliliidu osa. Tõenäoliselt. Sa ei ole seal UEFA ega FIFA süsteemis. Musta auku viskad nagu kilekotiga lihtsalt, et see ka ei lähe nagu. Aga seal siis ongi, et kas seal klubil peaks olema siis hääl, kas seal tuleks mingisugune nõks tuleks seal leida juriidiliselt, et see asi oleks puhtam ja ausam. Ja ilmselgelt on see, et kui sa ütled, et peab olema reaalne jalgpalliline tegevus, ega siis keegi ei keela kuidagi panna pool aastat enne valimisi mingi noortegrupp tööle ja öelda, et näed on, eks ole, et see ei ole lihtne, aga just nagu see, et see on minu meelest, see on teema, et mulle ei meeldi, et nagu selle kohta öeldi, et ta ei ole. Et mis te üritate mingisugust skandaali siit kiskuda. Järelikult see läheb nagu korda inimestele, eks ole, kui sa küsid nagu tavainimeste käest, siis sealt tegelikult ka on
väga palju tuleb nagu seda, et need riiuliklubid, mis seal on kõik, eks ole, et see käib kaasas. See käib kaasas nagu. Et natuke varasema jutu juurde tagasi tulla, eks ole, siis see, et mis käib kaasas, mulle ka üldse ei meeldinud see, et Klaavani kampaania tegi kahju Eesti jalgpallile. Okei, nõus, et mingite asjadega pandi seal ka puusse, et näiteks sa ei saa levitada kuulujutte. Eile juba lugesin, näiteks saan aru, et tegemist on ilmselt nagu tavalise jalgpalli vaatajaga, kes ütleb ka umbes, et seal oli ju see lugu, et vaata Pohlak lubas kellegi vastu selle distsiplinaari ära lõpetada, kui hääle annavad. Fakt. Reaalsuses ei ole fakt. Eks? On kuskilt kuuldud kuulujutt, mis on täiesti see ei saa nagu tõele vastata, eks ole. Kõik osapooled eitavad ülimalt ebatõenäoline, et keegi mingi sellise lubadusega üldse läheb kuskile. Aga sellised asjad hakkavad elama, et sa ei saa selliseid asju pilduda õhku. Ja sellest oli jube hea ka võtta Aivar Pohlakul kinni ja öelda, et näed, et Ragnar Klaavani Leer umbes hakkas esimesest intervjuust peale valetama juba. Ja seal oligi kohe sees algus oli see Leegioni mingisugune teema, eks ju, mis lükati ka ümber, Veskimäe ju seal küttis seda asja, et mis seal nagu on ja see sama Skaleta teema, Klaavan ju ise ütles, et see on kuulujutt ja räägin seda. Seda nagu, see minu meelest oli viga, et mõnes mõttes sa laskud sellega nagu mingile samale tasemele, eks ole, et ma hakkan ka nagu mingit jama ajama, aga kui nüüd tuleb, eks ole, vastu see jutt umbes, et Klaavani kampaania läks poriloopimiseks, et see kahjustab Eesti jalgpalli, siis ma ütleks, et natukene on peeglisse vaatamisega probleeme. Vaata, selle pressingonverentsil toodi ka tegelikult välja Toomas Vara küsimus, eks ju, kes eks ju oli moderaator seal Klaavani esimesel pressiüritusel, mitte esimesel, vaid teisel, eks ju. Mitte sellel, kus ta karjääri lõpetas, vaid see, kus Rajahallis toimus, eks ju. Mis läks ka ikkagi ju väga selliseks labaseks kohati. Seal pandi kohe nagu ära umbes ka, kui mingid vestinaljad ja kõik see, et ma ütlen, et kui sa tahad nagu endast tõsiselt võetavat muljet jätta, siis see ei aita kaasa. Sa võid muidugi teha seda, kui sa soovid. Ja ma saan aru, et ma ei käinud, eks ole, ise sellel konverentsil, mis nüüd siin toimus, et ka seal küll avab, et sellised asjad. Seal oli, seal kõigepealt algas see 5 miinuse sellega esitusega, kus kõigil olid vestid seljas ja kõik seal ikkagi rääkisid Pohlaku mahavõtmisest ja sellise suunitlusega ja seal oli ka Toomas Vara, kes ka tegelikult tegi seal jätkuvalt selliseid mingisuguseid kommentaare ja märkusi. Et kui sa ütled otse, et meie eesmärk on Pohlak maha võtta, siis see on täiesti fine, aga et kui sa nagu lähed mingisuguse iroonia ja ütleme siis ka mingi mõnitamise ilkumise teed, eks ole, siis tegelikult sa annad ju teisele poolele võimaluse öelda, et te ei olegi tõsiselt võetavad, et kas seda on vaja, minu meelest ei ole vaja, eks ole. Aga jah, öelda nagu nõus, et see ei olnud nagu sobilik, aga Eesti jalgpalli maine, ütleme, seda nüüd ei rikkunud ära Klaavani kampaania kuskilt otsast. Aga lihtsalt korra selle mõnitamise juurde tagasi üles oluline märkida, et Ragnar Klaavan ise minust mitte kordagi ei teinud seda. Klaavani ainus libastumine selles osas oli minu meelest tõesti täpselt selle, et seda kuulujuttu ei oleks pidanud seal välja rääkima. Aga sellist asja... Sellist mõnitamist ja nagu... Seda ei olnud kordagi. Irvitamist, seda ei olnud kordagi, et selles mõttes nagu kiitus... Mida ta seal ütles, et okei, Vara oli moderaator. Just. Mind natuke üllatas, et ta toodi tagasi selleks konverentsiks, sellepärast, et mulle tundus just, et okei, seal toodigi see Võsumets sinna, kes on nagu sükse pehmema olemisega ja tasakaaluka. Kes ju modelleeris, eks ole, neid podcast'e ja asju siin. Et seda laagris toimub üritust, eks ju. Et see lihtsalt, oligi, Toomas Vara lugu ju tegelikult on see, et ta ju töötas kunagi jalgpalliliidus ja ühel hetkel see lahkuminek ei olnud sõbralik lihtsalt. Et kas on sealt juured või kuskilt mujalt, eks ole, see on täiesti fine, eks ole, ja see, et sotsiaalmeedia on meil meeme täis, see on ka normaalne, see on folkloor, eks ole, kõik. Aga et jah, kui, ütleme, minu silmis vähemalt ja ma kardan, et ma ei ole ainus, et see võttis natukene nagu mingit tõsiselt võetavust, mitte ära, aga vähemaks. Aga jah, nagu just, tulles tagasi selle juurde, mida sa enne mainisid, et umbes, et eile, ma ei tea, suri Eesti jalgpall või midagi sellist, eks ole, mulle ei meeldi ka üldse nagu see, et umbes, mina nüüd enam staadionile ei käi. Kurat, kas sa käid Pohlaku pärast paljud inimesed ei käinud enne ka. Jah, esiteks paljud inimesed ei käinud enne ka ja teiseks, nagu, et kas sa käid seal staadionil Pohlaku pärast või sul ongi nüüd võimalus minna toetada seda oma klubi. Seda Klaavani klubi näiteks. Või Klaavani klubi, või keda iganes, jah, mine Tallinna Kalevi mängudele siis. Päriselt ka üleskutse kõik ütleme, Klaavani toetajad,
minge Tallinna Kalevi mängudele. Yeah. Näidake, et te olete kohal, näidake, et teid on päriselt palju. Või mine oma klubi mängule, kui see on sul olemas, eks ole, ja kõige olulisem, absoluutselt kõige olulisem, milles ma tegelikult ei kahtle ka, on see, et selle, nimetame seda siis, ma ei tea, Klaavani leeriks, ma ei tahaks seda nagu öelda, sest see on jälle, see nüüd ongi siuke vastandumine. Klaavani tiim on ka nagu valesõna, sest see on nagu tiim Klaavani, eks ju, mis on täiesti eraldiseisev ja iseseisev. Neil ei ole isegi Macroni särgid seal. See on iseseisev klubi. Jah. Juriidiline keha. Aga tegelikult nagu, positiivne on see, et kui sa nüüd vaatad, kes seal selles Klaavani seltskonnas olid, et ega need inimesed nagu jalgpalli juurest ju ära ei lähe. Veiko Veskimäe ei jäta jalgpalli. Martin Reim ei keera jalgpalli selga. Velko ei saada võistkonda laiali ja ei lammuta oma tribüüni maha, eks ole. Et see... Staadionit. Neil on staadion. Jaa, neil on staadion. Neil on staadion tõesti. Neil on staadion. Nad ei lammuta seda maha, eks ole. Et nad pigem ehitavad sinna mooduleid loodetavasti juurde, sest vaikselt vaata, et hakkab kitsaks jääma. Ma ütlen, see Elva mäng, see oli ideaalse ilmaga ka, kas see oli laupäeva õhtu vist ja juunikuine soe ilm üle 500 inimese tribüünil. Melu on ju vägev. Melu on vägev ja sinna ei tulda lihtsalt nagu käed põlvedel istuma, vaid sinna tuleks ikkagi kaasa elama, et see on sul on äge. Mugav olla seal ja edasi. See vibe on nagu hea, eks ole. Et ühesõnaga, see töö läheb edasi. Ma ütlen, et see praegu algas alles. 17 aastat ei ole keegi kandideerinud ka Pohlaku vastu. Nüüd oli esimene kandidaat olemas. Selles mõttes ma olen nagu selles paadis, et need 34 häält, mis kokku saadi, pluss siis see avalikkuse toetus, see on ikkagi väga hea vundament edaspidiseks. Ja minu jaoks... Vundament pluss ta on ka tegelikult suhteliselt jõuline sõnum. Väga jõuline sõnum. Polak ju pressikonverentsil ütles ka pärast välja, et mitmed asjad sinna arengukavasse, nad saidki need ideed ja saidki Klaavani tiimilt. Eks? Seda justkui heideti ette, kui neid slaide seal vaadata, et nagu sa ütlesid, kirjavead on sees, kirjuga kokku pandud, veits jäsüke, et vaatan üle su õla ja teen ka, eks ole, oma töö valmis. Aga tegelikult kas see on halb? See on ju hea. See on ju suurim kompliment Klaavani poolele, kui sealt võetakse asju üle, et juhtida jalgpalliliitu. Nüüd kui sa mõtled, mida Klaavani tiim nagu ta tahtsid neid ideid ju, palun. Ma arvan, et nemad ise ei ole nagu nii, et kurat, meie mõte. Vaid neil on pigem see, et näed, kõnetasime kedagi. Ma küll usun, et nagu oleks. Klaavan ütles ka, et viimase 6 kuu jooksul hakkasid asjad liikuma just, ja panid tähele, eks ole, kui juhatuse liikmeid pandi, eks ole, siis muidugi ma ei saa aru, miks sellist inimest ei võiks nüüd nagu kohe ametisse panna, vaid alles aasta pärast, et siis, kui Teet Ilves taandub ja kõik see... Selleks on vaja põhikirja muuta. Jah, okei. Aga ma loodan, et tegelikult nagu sisulisi samme sa saad teha, ütleme juhatuse liikme, keegi, kes vastutab, eks ole, saad sa tuua nagu siis aasta pärast järgmisel üldkogul, aga et see töö just kogu selle IT poole ja kõige sellega, et midagi jõudis kohale. Ilmselgelt midagi jõudis kohale ja mitte ainult selles punktis, vaid ka muudes punktides. See on selle Klaavani kampaania tulem. Ma räägid, see on suurim... Seal oli väga palju, mulle väga palju asju, mis sympatiseerisid kõik need. Need olid olulised teemad kõik. Neid asju sellises formaadis ei olnud arutatud varem. Ei olnud jah, et sul on nii palju segmente nagu esindatust ja siis tuleb igasuguseid mõtteid ja... Kuidas on kahjulikud need kärajad, need konverentsid, kuidas see saab Eesti jalgpallile nagu mingisugust miinusmärki külge panna? Ei. Ka sellega muidugi kaasnes seda, et vaadati, kes kohal oli, siis Pohlaku leeri inimene ka siia tulnud. Kusjuures ma seda natukene isegi sealt Klaavani poole pealt mingites olukordades veidi oli tajuda, et okei, ma saan aru, miks see nii on. Nüüd natuke lõhume seda seina vaikselt maha. Sinu kui Pohlaku leeri... Ei, mitte minu suhtes. Ei. Lihtsalt see, et seal on inimesi, kes töötavad jalgpalliliidus näiteks, olid kohal, eks ole, seal konverentsil, eks oli ka, mis selles nagu jalgpallist räägitakse, mis see nimed tähelepanu selliste asjale pöörata. Miks me sellest numbrit teeme üldse, et ma loodan, et see vaikselt, see võiks nüüd nagu ära vajuda, eks lõpuks nagu Veiko Veskimäed, Martin Reimid, Ragnar Klaavanid, Mart Raamatut, kõik, mis te arvate, nagu, et neil ei lähe Eesti jalgpall korda või et nad ajavad siin mingisugust oma, ma ei tea, mingit poliitmängu mängivad või midagi sellist. Martin Reim võiks seal Viimsi volikogus ammu olla, ma ei tea, vallavanem või mis kurat iganes, kui ta tahaks. Ta tahab jalgpalliga tegeleda, ma arvan. Nemad poliitmängudega ei tegelenud küll, aga siis
päris teravad süüdistused läksid ju Klaavani, ütleme, seljataguste poliitikute või poliitmängurite suunas. Saan aru ja olen nõus nagu sellega, et noh, ütleme mingisugused suhtekorralduslikud asjad, mida seal tehti, need panid ka mind väga kukalt kratsima, et milleks see nüüd, eks ole, hea on ja üks asi on suhtekorraldus, teine asi on ja ka ütleme need poliitvärgid, mida seal ka kaadri taga nagu tehti. Noh, mina sain näiteks juhatuse liikmetega pärast vestlesin, siis nad ütlesid mulle, et 3 klubi puhul delegaat siis hommikul survestatigi, noh, ütleme, neid klubi juhte survestati ikkagi nii palju, et 3 klubi puhul sama päeva hommikul siis ikkagi pandigi siin nii-öelda teine delegaat ja tõstatigi käed üles, noh, pane siis see, et ma ei jaksa teid rohkem kuulata, et neid oli palju olnud neid, kes olidki reaalselt sellel hommikul telefoni välja lülitunud, sest nad ei jaksanud enam kuulata, helistab üks, paned ära, helistab teine, paned ära, helistab 3. Ei no see on, jah, see on ka jama, eks ole. No okei, nagu noh, seal ei ole midagi nagu otseselt valet, eks ju, aga see lihtsalt väga paljudele käis tohutult vastukarva ja miks võib-olla see vastuseis nagu tekkis seal ja mida ma veel olen nagu kuulnud, et mis paljudele klubidele võib-olla oli natuke vastukarva, et mitmed inimesed sealt Klaavani ka potentsiaalsest juhatusest ikkagi on pigem sellised vastuolulised inimesed, kes on paljude inimestega tülis ja noh, kui sa näedki, et see vend on seal, okei, noh, ma ei toeta seda kampaaniat. No see oli päris paljudel, eks ole, ka, et muidu ma oleks nagu isegi, et Pohlakut ma ei taha mitte, noh, kui me räägime nagu lihtsalt inimestest, kes kõrvalt vaatavad kaasa elavad, et numbris Pohlaku poolt ma ei ole kindlasti, aga vaat see, et seal Klaavani tiimis on need ja need inimesed, see mulle ka ei meeldi üldse. Et noh, see on ka nagu jälle loomulik, sellega sa pead ka arvestama, eks ole, aga ütleme, mitte midagi sellist ei olnud aastaid mitte keegi ette võtnud. Nüüd sa saad ka, kes iganes, nagu Klaavan ütles ka, et kas see ole 4 aasta pärast mina või on see keegi teine, eks ole, sellest saab õppida, sellest saab, ma loodan, et nagu mõlemad osapooled, et ka nüüd liit ei sulgu jälle sinna kõlakotta nii-öelda, eks ole, et ei hakka, ma ütlen, kui ma kuulen liidu juhatuse liikme suust sellist juttu, et Klaavani kampaania umbes tegi Eesti jalgpallil nagu kahju või mustas seda kuidagi, no kurat, mis jutt see on. Sa mõtled ma arvan Are Altrajat, jah, antud juhul, aga kelle sõnavõtud viimasel ajal on olnud üha nagu veidramad. Üha rohkem hingedelt maas, et ja rohkem caps lockis. Et noh, see nagu ütleme, noh, minu arvamus mulle see ei meeldinud, aga üks oluline asi on veel ka see, et mida me minu meelest nägime, on see, et ja mida nagu ümber, ma arvan, ei pööra enam väga, et ma tean, et mõned nimetavad seda ka mingiks sooja jutu ajamiseks ja liigsete sõnade tegemiseks. Igasugune juhtimiskultuur, asjaajamiskultuur, eks selles nüüd ka keegi ei kahtle, et noh, Pohlakule jalgpall korda läheb. Ma arvan, ma loodan vähemalt. Lihtsalt see viis, mismoodi ta neid asju ajab, see on teistsugune. See ongi täpselt see, et nagu ta ise ütleb, eks ole, et ma ei mikromanageeri. See oli üks lause, mis kõlas, et ma ei mikromanageeri, ma hoolin, mulle läheb korda. Noh, kusjuures ma ei kahtle selles, et tema enda silmis see ongi nii. Kindlasti on see nii. Aga see tapab ära, ütleme, mingil määral su alluvate julguse teha, ütleme, isegi mitte julgus on vale sõna, vaid ütleme nagu algatusvõime ja selle, et kui kõik asjad on vaja kuskilt nii-öelda vastutuse võtmise, kõik asjad on vaja nii-öelda ülevalt läbi koputada, isegi kui su hea idee jõuab sinna üles, öeldakse, et jaa, see on hea mõte, tee, aga sellega läheb nii kaua aega lihtsalt. Et nüüd ongi see, et kas sa ma ei tea, kas see ei ole mitte vastupidi, et kui sul ongi üks inimene, kellega sa korra suhtled ja saad ta pro, kas see ei võta mitte kauem aega, kui ütleme, sul oleks mingisugune seltskond, kes peab siis seda ideed arutama ja heaks kiitma? No, niimoodi ebamääraselt on jälle keeruline seda öelda, eks ole. Juhtimine oleks nagu jube lai ja sõltub ideest ja täpselt muidugi see on ka õige, eks ole, et Novgorodivetšet ei saa ka kogu aeg korraldada, eks ole, tuleme kõik suu ümmarguse laua taha kokku ja siis hakkame arutama, et mida me nüüd teeme, eks ole. Kas see on paha, kui Ale Kokk Arena administraator näeb järsku jalgpalliliidu kõige kõrgemat tegelast, ehk siis presidenti, tal on mingi mure, siis ta otse pöördub tema poole, kuule, et mul on see mure, president ütleb, lahendame ära. Just, aga paljud on öelnud, eks ole, et see ongi suur pluss nagu, eks ole. Muidugi jah, see mingis olukorras see on pluss. Pragmaatiliselt see meeldib inimestele, sellest, et nad saavad oma lahenduse kiirelt ja olulise inimesega. Ja juht ei istu, eks ole, 14. korrusel valges kabinetis kuskil laua taga, eks ole, käed rinnal risti, vaid tuleb täpselt sealt sinu administraatori laua juurest läbi, ütleb, et kuule,
tee nii, tee naa. Ja klubidega on ka suures plaanis, see ongi niimoodi, et nad naudivad seda, neile meeldib see, et Aivar Pohlak ongi kättesaadav, mitte lihtsalt kättesaadav, vaid ta ongi käed küljes ja ta aitab neid. Aga probleem tekib seal näiteks, et kui see administraator on küsinud näiteks sellelt vastutavalt oma ülemuselt ja tema on näiteks teinud otsuse, et neil eelarves pole, ma ei tea, konditsioneeri seadme ostmiseks raha, hetkel see aasta eelarves ette nähtud nii. Ja siis, kui sa lähed otse selle kõige suurema bossi juurde ja tema ütleb siis allapoole, et tehke ära, siis tekib kohe vastuolu tegelikult. Et see on see probleem, millest need probleemid üldjuhul tekivad. Erinevad juhtimiskultuur. Mul tuli lihtsalt meelde see eelne Gerd Mülleri see hämming selle küsimuse peale. Jah, et kui just, et siis kui ongi, et kui president nagu on otsustanud laenu anda piltlikult öeldes, siis on sarnane olukord. Jah, siis on sama. Seal on lihtsalt see laen anti ju tugevalt enne seda, kui Gerd Müller tuli Jalgpalliliidu. Võib-olla sealt tekkis mingi segadus. Ilmselt tekkis. Seal tekkis küsimus sõnast oli ka selline salakaval, et ta ei öelnud, et see oli Elva laen, eks ju. Natuke selline mõistatus oli. Aga sellest kellegagi seotud. Tugevalt meeme sellest Mülleri see hämmastus oli. Nägu, et mis nüüd juhtus. Vaata, pärast tuli kuskilt ka, eks ole, täpselt see, et miks siin see summa on, eks ole, see mingi Lilleküla staadioni mingi tagasimakset, aga need maksed on ajatatud, eks ole, et lihtsalt tehing tehti ammu, aga makse jäi veel sellesse perioodi. Muidu tekib see küsimus, et kust jälle 2 milli läks nagu, eks ole. Aga jah, mingisugused juhtimiskultuuride põrkumised nagu minu meelest ja ütleme, et kui meil on Eestis on palju igasuguseid idufirmasid ja kõike sellist, eks ole, siis seal aetakse asju teistmoodi. Seal käivad asjad teistmoodi ja inimesed üldse tänapäeval, ka klubide juhtimises, eks ole, need asjad käivad teisiti lihtsalt, et ei ole nii, et nii-öelda isa ütleb, vaid natukene teistmoodi, eks ole. Ma tean, et kindlasti liidus on inimesi, kes vaidlevad sellele kohe nagu vastu, et ei, meil ei ole nii kõik, eks ole. Aga ütleme, et väljapoole paistab see nii ja paratamatult on see, eks ole, et kui meil on üldkogul on see olukord, kus küsitakse juhatuse liikmelt mingit asja ja siis ta otsib õiget paberit ja selle peal on president, ma võin öelda ja seletabki kusjuures kõik asjad ära nagu usutavalt. Aga ikkagi see ei näe hea välja. See ei näe hea, ja see on see, mille pealt inimesed kujundavad oma arvamust. See ongi see kõige suurem, ütleme, Pohlaku probleem ongi see, et need asjad lihtsalt ei näe head välja, see sisu on seal, ma ütlen, paljud ilmselt kahtlevad selles, mina ütlen, see sisu on tegelikult väga tugev. Sisu on seal oluliselt rohkem kui väljapoole nagu võib paista. Aga Pohlak ei ole mitte kunagi olnud inimene, või ta on alati olnud inimene, kes rõhutatult ei pane rõhku sellele, kuidas asjad väljastpoolt paistavad, kuidas ta ise väljastpoolt paistab, milline ta ise välja näeb, mis see kogu sellele poolele, eks ju. Et ta on nagu ainult selle sisu peal. Ja lihtsalt mulle tunduski, et Eesti jalgpallil lihtsalt see võib-olla see peks ja see näopeks, mis siin viimastel kuudel toimus, see oli ikkagi pigem rohkem ju seotud sellega, et Jalgpalliliit ja Pohlak ise olid vait nendes küsimustes, nad lasid sellel juhtuda, okei, Pohlak ütles, et ta ei taha nagu vastandumist tekitada, aga ma ei tea, kui seal oleks nagu mingisugused... Mind see häirist oleks võinud selle välja öelda 2 kuud tagasi, et ma praegu nüüd, et ma räägin teiega meediaga pärast valimisi, et hetkel ma selle pärast, täpselt samade asjade pärast, mis ta ütles pärast valimistulemuste selgumist, kui ta ütles välja, et ta ei soovinud. No see võib-olla oleks ka teistpidi ja halb välja näinud, et okei. Mind oleks see rahuldanud, sest mind häiris see, et ma ju ütlesin seda siin kordi, et mulle meeldib näha, kuidas Ragnar Klavan ja tema tiim nagu näevad mingeid asju, mida nad mõtlevad, aga ma ei teadnud tollel ju hetkel, kas ja mida mõtleb siis teine kandidaat. Et oleks ta selle välja öelnud, oleks mul okei, et me saame siis varsti teada. Praegu ma mõtlen niimoodi. Ja ikkagi see ka, et sest see tagantjärgi kõlas see Aivar Pohlaku sõnavõtt, selles mõttes, et ma ei tea, kui tõetruus on, aga see oli nagu loogiline tegelikult. Mingi täiesti teistsuguse taktika valimine ja mingisuguse Iva oli, nagu talle endale meeldib öeldakse, loogikat, need olid seal sees. Iva oli seal sees, nagu, eks ole. Aga just täpselt, et kas me nüüd hindame seda nagu õigeks ja mõistlikuks tagantjärgi, eks ole. Alguses see strateegia ei olnud ju see. Alguses ta ju ikkagi tulistas vastu seal, et Klavan ja tema tiim ei tea jalgpalli toimimisloogikatest kuigi palju ja nii edasi. Et kaua see vaikimisperiood oli siis? See oli ikkagi enam-vähem seal täitevkomiteesse valimise ajast. Siis ta nagu kadus ära, sest vaata, nagu varem oli see, et kui sa muidu vastuseid ei saanud, siis kirjalikult ikka, eks ole, nagu talle kombeks. Aga sealt üksikuid asju andis, aga mitte nendel suurtel... Ja siis mõjub see nüüd selles mõttes,
iseendale nagu peaaegu nagu noa selga löömine, aga siis mõjub eriti halvasti see, et 2 korda selle aja jooksul on Sokkerneti ees Kuressaare mängu ülekanne ja seal sa oled kohal. Ja seal sa kommenteerid. Ja seal sa kommenteerid. No midagi ei ole, inimesed võtavad sellest kinni ja põhjusega, eks, et selle jaoks siis leiad, paratamatult see tekitab sellise tunde, et see on siis nagu olulisem, selle jaoks leiad aega, aga vastamiseks. Oota, aga see tekitab tunde, et siis Sokkerneti peatoimetaja, kes määrab neid kommentaatoreid, sai temaga ikkagi kontakti? Ei, kontakti ta nii-öelda ju kaadriväliselt ta ikkagi suhtles inimestega. Jah, aga ta ei vastanud küsimusele. Sina küsisid tema käest neid kommenteerimisega, ütlesid, sina pakkusid talle, sina? Ei no ma kuidas see välja nägi, meil on kokkulepe, et kui ta saab Kuressaare mängudel käia, ta käib seal, eks ju. Ja siis helistad iga nädal või kui see on vaja suhtleme teatud regulaarsusega, ma küsin, kuidas sul, ma ei tea, järgmised paar mängu paistavad, ta pidi ju alguses tegelikult minema sinna Miamisse, sinna FIFA summitile või see klubide MM-iga seoses mingisugune üritus seal toimus, aga kuna see reis jäi ära tema jaoks sellepärast, et ta oleks sealt jõudnud tagasi vist küll eelmisel päeval, üle eile, aga lennud võivad hilineda, jõle halb on ka. Mõtle, mis siis oleks olnud, FC Toompea vend helinis pool tundi, aga kui Poolakut ei olegi kohal. Oota, kuidas me võrdleme nüüd siis, mis ta ütles, et kui Trotski oleks jäänud sinna oktoobrirevolutsioonile hiljaks, eks. See on muidugi päris hea, et mis meil siis nagu Klaavaniga oleks Nõukogude Liit saanud alguse või tema arvast või mis, aga et kes ta siis nagu ise oleks olnud, kui ta oleks hiljaks, et see oleks ka päris huvitav. Okei, ühesõnaga sellised pudi-padi said ära räägitud. Aga sa muu mööda minnes ei maininud, et kuule, teeme sutsaka intervjuud ka. Ei no ma küsisin ikka ju. Iga kord küsisid. Päris Sokkernet on korduvalt proovinud nagu ka, et meil on siin ka stuudio olemas, et saaks... Ta ei soovi praegu rääkida, eks ju, mida me rääkisime ka siin, et ta on selle valiku teinud lihtsalt, et ta ei soovinud neid asju kommenteerida tol hetkel ja ilmselt ma ennustan, et nüüd ikkagi mingisugused asjad sealt hakkavad välja tulema, ta seal juba pressikonverentsil ju rääkis seal umbes, et Klaavan võib-olla ei teagi, mida ta tiim nagu korraldas siin viimase nädala jooksul nii edasi, et ta küll tol hetkel ei soovinud. Ta ütles seda, et Klaavani tiim ei teadnud, mis klubid ümber toimus viimasel paaril päeval. Sellega oligi mõeldud seda, kuidas siis Klaavani tiim taustal tegi tööd. Klaavan ei teadnud, et mis ta tiim nagu seal taga tegelikult veel. No vaata neid vihjeid ju tuli, eks ole ka, et mitte, et Klaavan oleks nagu rumal, aga et lihtsalt liiga hea siiras inimene ja kõik ja see ka, et minu meelest tegelikult juhiti seda protsessi nagu mujalt, jah, just. Mina sellega ka nõus ei ole, sest tundes Ragnarit ja teades ju mulle ei meeldinud ka see jutt. See ei ole nagu see on jälle natukene Ragnar Klaavan on, milline ta oli karjääri, ütleme, sellel, kui ta tipus oli seal, missugune oli tema nagu suhtumine sellesse, mis ta tegi, kuidas ta tegi, mismoodi asju ajas, millise põhjalikkusega. Et see oleks nüüd mees, keda sa nagu nukku nööridest tõmbad, ei ole, ei taha uskuda kuidagi. See on jälle natukene sellest rubriigist, eks ole, et Veiko Veskimäe tahab ise võimu saada, et sellega ei jõua nagu minu meelest kunagi kuskile, et kui sa ka jälle, sa hakkad nagu selle vastaspoole motiive naeruvääristama. See ei ole vaata nagu nööridega tõmbamine, kui sa lihtsalt teed midagi kellegi selja taga ju tegelikult. Nõus, aga ma ütlen, et sellest... Sealt jäi ikkagi tervikuna jäi sellest sõnavõtust muidugi selline mulje, et seal ikkagi Klaavan oli nagu üks esindusisik sellele mingisugusele hallidele kardinalidele. Täpselt, jäi selline mulje, et ma ei ütle seda otse, et ta oleks... Ja ta ei kommenteerinud ka, ta ei täpsustanud neid. Ma ei ütle otse, et ta oleks Hampelmann, aga ja siis see on jälle süke, eks ole. Aga et ühesõnaga kõik see, mida tehti, ma loodan, et see nagu on, see on algus, et see on vundament, mille peale annab ehitada ja ma väga loodan, et liit nagu mõistab ka, et väga palju on neid, kes ei ole rahul sellega, mida tehakse praegu ja et selles osas tuleb midagi ette võtta. Ja see, ütleme, see avaliku kuvandi teema on väga, väga ikkagi aktuaalne praegu, sest mõtlen, see sama 90-10, tegelikult on ju niimoodi, et inimesed on hämmingus, kes ei ole asjas sees, kes ei ole klubide juhtkondades ja paljud fännidki on ju täiesti nagu mõtlevad, mis asja, kuidas ta ikka tagasi valiti, on ju. Et tuleb teha kõvasti tööd, et nagu selgitada, sest praegu on ju valitud selline tee, et seda kõike ei ole selgitatud, miks mingid asjad on niimoodi, miks see klubide toetus on. Meie võib-olla teeme siin mingisugust väikest tööd, me räägime natukene avame seda tausta, aga palju meid võib-olla kuulavad ka suures osast sellised jalgpallifännid, kes natuke võib-olla ise ka teavad seda, eks? Tehke see vanuseline
hääletajate analüüs. YouTube'is saab vaadata kindlasti. Analüüs, et ei selles mõttes, et delegaatide. Delegaatide. Seda peab vaatama, kas seda saab välja küsida. Mingi muster ka välja. Et ikkagi mulle tundub, et väga palju nagu avalikult nagu võetakse ka just täpselt seda, et nagu oleks hääletatud mingi moraali järgi või mingi selle asja järgi, et tegelikult see on väga palju pragmaatilisem. Et sealt tulevadki need käärid just see, et kuidas saab olla, ütleme seal 68-34 versus 97-3, nagu ma nägin vist kõige äärmuslikum. Ja need ei ole nagu mingisugused pallikoti teemad, hästi palju on räägitud sellest, et Pohlak toob pallikoti, kui see oleks nii lihtne, siis sul Klaavan oleks toonud 2 pallikotti. Jah. Kui see oleks nii lihtne. Et kas Klaavani taga olnud inimestel nagu, on ka raha ju. Kõike muud võis teha, aga see oleks nagu mingisugune ostmine olnud, et kui sa 2 pallikotti kingid kellelegi Tallinna Kalevi poolt. Ei no mis vaatasin just oli ka, et öeldi üldkogul välja, eks ole, et näed, mis me siin teeme infraeesmärgid, eks ole, et need staadionid ja siis, selge, sealt see, sinna see läks. No see läheb natuke sinna see hääl läks. Sama patte läheb siis sellega, et meil on viimasel ajal õhku kerkinud see küsimus, et nagu üks klubi meelitab teise klubi, ma ei tea, lapsi mängijaid. No me näitab Floras siis, jah? Ei no üldse. Igalt poolt. Nende 2 sinu poolt mainitud klubi. Igalt poolt. Kõik kaklevad ju. Aga miks see siis nagu, miks ma ei tohi meelitada? Meil on, ma ei tea, parem väljak, meil on parem treener. Ise oma peas nagu mõtlesin üks peal seda, et huvitav, miks ei tohi meelitada? Kui ma üritan endale uut töötajat saada, no hea küll, me räägime siin lastest, ma saan aru, et see on see probleem, aga kui ma üritan uut töötajat saada, siis ma räägin ka, et meil on ilus kontor ja meil on palk ja... Kui sa tahad uut töötajat saada, siis esmalt räägid ju selle töötajaga, kas ta on huvitatud tulema, mitte et sa ei lähe ta ülemuse käest ju luba paluma. Aga sa peadki talle ju midagi pakkuma, miks ta peaks meile tulema? Kui ülemus on su suur lapsepõlvesõber, eks ole, siis sa võib-olla lähed ja ütled, et kuule, et ma ei tea, et või ärme teeme nii, ärme teeme naa, eks ole, aga hakata siin mingisuguseid sellele tekib vastu, et see ju, et meil on, ma ei tea, meil on skeeme punuma jälle. Meil on parem treener ja rohkem trenne näiteks sama raha eest. Varsti on veel parem kunstmuru nagu infraplaanidest kuulda võis. Nõmme Unitedil näiteks. Ma nägin jah. Tuli üllatusena. Kunstmurukat vahetus. No oleme ausad, see Aivar Pohlak ütles, et kokkulepe tehtud. Minu meelest ütles need asjade kohta, mis ta seal ütles, et kokkulepped paljude osas olid juba nagu tehtud. See oli küll üks neist. Kokkulepped tehtud ehk siis allkirjad all või? No ja oleme ausad, kui sa nagu vaatad seda, siis ammu oli aeg. Samamoodi nagu laagris oli ammu oli aeg, eks ole. Ja nii edasi. Mis mind üllatas seal infra puhul oli see, et Hiiu staadioni valgustus oli seal sees. Mulle nagu seni oli jäänud mulje, et sellega võiks nüüd nagu klubi ja linn tegeleda. Aga ju siis ikkagi proovitakse seal seda ka. Aga näed, kuna Teho ütles, et hääl läks Klaavanile. Ümber lükatud. Ei olnud nii, et valgusmastide eest sai hääle. Ja mis on ka, ma ei mäleta, kas see oli nende äripäeva tänases mingis juhtkirjas või Ekspressis vist Martin Laine kirjutas emotsioonidest nõrtava jutu selle kohta, et kas et nüüd hakkab siis see kättemaksu aeg nagu. Ja. Et tahaks lihtsalt nagu natukene naeruvääristada seda juttu, et kui Aivar Pohlak oleks selline, kes maksaks sellist asja eest kätte, siis teda ei oleks tagasi valitud sellise ülekaaluga. Ja teiseks, me nägime ka ju praegu samad, tõid need Hiiu valgustused mängu Harju koduväljakul, vaetatakse kate ära, selline asju tehakse veel, et see ei ole selline, ta ei ole selline inimene, kes teeb niimoodi. Eriti aastal 2025. Enne valimisi vist päev või paar avaldatud ka minu meelest Ekspressis see Pohlaku, ma ei tea, ütleme siis Pohlaku portree. Jah. See oli minu meelest päris täpne. See oli hea, see oli hea lugu, see oli täpne ja just see tõi väga hästi välja selle vastandlikkuse. Jürgenson vaatab seda pealkirja. Põhja-korealik toetus Eesti jalgpalli vägivaldsele diktaatorile. No ei, see oli vist Martin Laine lugu. See oli see Martin Laine lugu. Tõesti, reaalselt, millest me räägime? Me ei räägi diktatuurist ju. Me ei räägi diktatuurist, kui valiti 2/3 klubide häältega tagasi. No, aga vaata, kui sa ütled... Lahutame isegi need, ma ei tea, topelthääled, lahutame need riiulid maha, ta ikkagi ju üsna selgelt võitis selle hääletuse. Jah, ja siis... Topelthääli ja riiuliklubisid sa võtad ka sealt Klaavani... Ja ma nii öelda, nagu võlts oponeerin sulle, et siis saab öelda, et kõik on ära hirmutatud ja kõik kardavad teda ja täpselt seda sama karistamist ja kõik. Et ma ütlen, ma toon ühe näite, ma vist ei ole seda siin rääkinud omavahel küll, nagu, et Klaavani tiimis olnud inimene mulle koondise mängul
viimasel koondise mängul oli vist Norraga, no polegi vahet kummal, andis nii-öelda hõlma alt Lilleküla staadionil nagu, et võta ka see kava. Noh, umbes sellise moega ja mulle nagu tundus, et ta usub nagu umbes sellise moega, et, nagu, et kui keegi avalikult siin näeks, et ma annan, siis mind visatakse siit staadionilt paremal juhul välja ja halvemal juhul alla. Siit ülevalt rõdu peal. Kas sind või teda? Umbes teda niikuinii, aga et võib-olla... Sina oled ju Jalgpalliliidu omanduses oleva Sokkerneti töötaja, sa ei tohi Klaavanit kaastada. Võib-olla ka mind, eks ole, sest meil on teatavasti keelatud, nagu viimased nädalad on korduvalt tõestanud, et meil on teatavasti keelatud kriitiliselt rääkida millestki. Teistsugused arvamused. Just, ja üldse nime Klaavan mainida ja nii edasi, eks ole, et see on natukene sama asi, eks ole, et see on nüüd jälle veidikene see osa ka, et ehitatakse mingi, mida Pohlak mainis, ehitatakse mingi narratiiv ja siis jäädakse seda ise uskuma, seda narratiivi. Et see portree tegelikult, see minu meelest näitas palju paremini ära selle, et miks osa inimesi on, ütleme siis tõesti konkreetselt Pohlaku poolt ja miks osa inimesi on väga selgelt tema vastu. Ja selles mõttes see kättemaksu osa, ta on keeruline, väga keeruline inimtüüp. Ja ma ütlen ausalt, minu jaoks ka probleem on nagu alati olnud see, kui hakatakse rääkima mingi psühhoanalüüsi tegema kellelegi. Et sa oled seda tüüpi inimene, sa oled niisugune, naasugune, kes on seal, mis see oli, teise generatsiooni pede ja kõik jutud, eks ole. Et see on, ma ütlen otse, see on labane. Loll ja labane. Sükst asja sealt tuleb aeg-alt väga selliseid ootamatuid asju. Ja Eestis on inimesi... Mida aeg edasi, seda vähem. Ma mäletan täpselt, nõus, mida aeg edasi, seda vähem. Väga hästi seda teise generatsiooni pede lugu, mis oli see algusest niimoodi, et me otsime peast kinni. Mina olen näinud 15 aasta taguseid asju, ilmselt veel mine 15 aastat tagasi, nii palju vist 30 aastat tagasi, siis see oli ju veel radikaalsem. Sealt on kõike tulnud ja sealt on ka mõni aasta tagasi veel tulnud mingisuguseid selliseid jutte ka, et kuulad ja mõtled, et päris huvitavas maailmas elame nagu. Aga kõik, kes kannik tõmbab endiselt kõiki niite ja kõik need jutud, eks ole. Ja loomulikult Eestis on palju inimesi, kes on temaga kokku puutunud ja just nimelt nagu sellise nurga alt, eks ole, siis on täiesti selge, et sul selle inimese vastu puudub suuremat sorti sümpaatia. Aga et ta nüüd nagu jalgpalli selle suunaks sellise tagasi tegemise, ma ütlen ausalt, et ma ei ole nüüd küll nagu väga kaua märganud, võib-olla seda kunagi oli. Mitte võib-olla, vaid kindlasti oligi nagu. Aga et seda nüüd viimastel aastatel... ei unusta ka. Ei, ta ei unusta, kindlasti mitte. Ja ütleme, üks asi on see, et mis küll on tõsi, on see, et see oli vist ka seal mainitud, et ta ei keera sulle otseselt käru, aga ta võib sinust selja taga rääkida mingeid jutte väga veendunult, et see on nii ja teise generatsiooni see või teine või kolmas, eks ole. Ja sellega nagu kujundada arvamust sinust. Eks ole. Et see muidugi, see on inetu ja ma olen nõus, et see ei ole kohane ja me jõuame jällegi sinna, et kuidas nagu juhitakse, et kui sa oled juht, siis sa ei saa endale sellist jama lubada. See haakub sellega, kui me rääkisime seda kohtunike, seda kaasust siin ja tookord, et ma ei tea, Sokkerneti töötajate ma saan paljudest aru, see sama Sokkerneti näide on võib-olla isegi kõige nagu parem näide, kuna me oleme kõige lähemal. Sokkernet sai ka sinna üldkogule ikkagi mainitud. Jah, Sokkerneti jalgpallitoimetust ja meedia osas ka ju räägid sellest, mis on viimase 4 aasta jooksul juhtunud. Videokohtunik, sai mainitud kõik asjad. Aga lihtsalt puhtalt see asi, et Sokkernet on 100% jalgpalliliidu omanduses, eks ju. Ja pole kunagi saladus nagu olnud sellest hetkest, kui see juhtus. See ei ole juhtus. alati niimoodi olnud, eks ju, aga sellest hetkest, kui see juhtus, minu meelest sellest on avalik uudis, eks ole. See ei olnud mingisugune hõlma alt tehtud asi, eks ju. Ja inimestel ei mahu pähe lihtsalt, et see ei tähendagi automaatselt seda, et meie peame olema siis need papagoid, kes nagu ainult seda jalgpalliliidu mingisugust narratiivi, ainult ühte väravasse. Ma sõnastan veel lihtsamalt, see ühegi ajakirjandustoimetuse tööpõhimõte ei käi nii, et antud juhul Aivar Pohlak tuleb igal esmaspäeval Raul Ojassaare juurest läbi, paneb talle paberi ette, sel nädalal peate kirjutama nendest asjadest ja siis sina omakorda annad töötajatele ülesanded kätte, et te peate kirjutama sellest, aga sellest ei tohi. Kesknädal või? No, ma ei tea, ma ei ole kesknädalas töötanud, ma ei tea, kuidas seal asjad käisid. Ma arvan, et seal oli ka tegelikult inimesi, kes midagi arvasid. Ma ei tea, ma ei ole töötanud seal. Väga ei usu. Et kesknädal oli niimoodi või? Et kesknädalas oleks olnud oma arvamust vist tahab Jürgenson tahab sellele vist vastu vaielda, et seal puudus kesknädal ikkagi otsast lõpuni oli. Ma arvan, et seal olid inimesed sujume tugevalt teemast kõrvale, aga ütleme, et inimestel ei mahu see pähe, et niimoodi saab olla,
aga noh, lihtsalt Aivar Pohlak selle oma kogu keerulise inimtüübi juures on selline, kes annab sellist vabadust, ta saab aru, et kui ta sekkuks sellesse näiteks Sokeniti mingisuguse toimetuse töösse, sellest oleks palju rohkem kahju kui kasu. Jah. Aga ma ütlen, et seda nagu me oleme sellest rääkinud siin podcastides, vahet ei ole, kes on olnud peatoimetaja, kes on olnud siin saates, kes on rääkinud, kui ei usu, siis ei usu ja see on okei, ära usu. Ja aga... lihtsalt, kui ma tahtsin sellega jõuda, et inimesed ei suuda ka uskuda, et Pohlakul nagu ei olegi mingisuguseid hirmsaid tagamõtteid kuidagi kuskilt nende kõikide mahinatsioonidega kõik endale kraapida, see kogu seda raha endale võtta, kogu neid mingisugust, mis võib-olla räägib, kui nüüd, ma ei tea, Pohlak ilmselt ütleks niimoodi, et see räägib palju rohkem nende enda kohta, kes niimoodi arvavad, et ju siis nemad teeksid niimoodi või? Mis, ütleme, mõnes mõttes on tõsi. Aga me oleme lihtsalt ühiskonnas ka väga palju näinud sellist nagu võimu kuritarvitamist. Muidugi. Et ma ei julge pead anda, et mitte kunagi midagi sellist ei ole olnud, aga midagi nagu, ma ei tea, viimase 10-15 aasta jooksul see, ei ole... Ja ütleme, eks ole, kui me räägime mingist mõjutamisest, siis on see, et keegi räägib mingit juttu, räägib oma nägemust, mis siis jääb mulle külge, eks ole, ja ma hakkan nagu ka pigem uskuma seda nägemust asjadest. Mitte see, et ma annan sulle käsu ja niipidi ja naapidi, eks ole. Et kui ei meeldi see, mida näiteks mina konkreetselt ajakirjanikuna mingitest asjadest arvan, jumala okei. Aga et kogu aeg tõmmata nagu neid joone umbes, et tullakse, pannakse paber lauale, et nüüd tee nii, tee naa. Seda nagu ka ei ole. Ja samas ma vaatan... Ju see kogu skeem on ikka sellega, et Florale rohkem raha. See staadioni kõigel on mingi skeem. See staadioni ostmise teema on ka ju, seal ka ju, seal kasutati väga kavalalt igasuguseid finantsmanöövreid ja asju, et see asi, et hoida Flora elus ja hoida see staadion alles ja nii edasi. Aga seal ei olnud ju midagi sellist, et Aivar Pohlak oleks enda taskusse pannud sealt mingisugused 10 miljoneid ja sellest ma mingisuguse Härberi ehitanud. Ja millest on ka... Nagu mingid Putini võrdlused on nagu Putini, kus see oli see Sotšis mingisugune Härberi. Pohlakul pidi ka ma olen ka kuulnud, Pohlakul pidi ka mingisugune jaht olema lõpuks, see vist oli, ma ei tea, mingi 3 peal ostetud paat nagu välja tuli, et nii need jutud võimenduvad, eks ole. Ja samas, eks ole, on see, jälle mul praegu juhtumisi on ees arvutis jäänud see pealkiri, eks ole, et Pohlak üldkogule veetud kõnes oli häbi näha, kuidas meie jalgpalli mõnitati ja alandati, eks ole, et siis tekib jälle see küsimus, et aga mis kuvandi sa ise oled loonud või ütleme siis, mis kuvand on siis tekkinud, sest ta ise väidab, et ta ei ole midagi loonud, vaid see ongi niimoodi aus ja kõik, et need asjad lihtsalt nii räigelt põrkuvad. Palju on ka neid inimesi, kes ütlevad, et umbes, et omavahel rääkides, et ei, ega ma nagu usun, et te teete seal head tööd ja kõik, eks ole, aga seal taga on mingi skeem. Ja see kõik algab tegelikult Pohlaku isikust lihtsalt, kellega nagu käib see kaasas kogu aeg mingi selline ja skeem siis mitte nagu selle sõna negatiivses tähenduses, et kogu aeg millegi leiutamine, mingite asjade liigutamine, kõige lihtsam näide, kas või see, et makstakse välja Eesti klubidele eurorahad ette, eks ole, seda ei pea ju tegelikult tegema. Ise peate oskama majandada oma asjadega nii, et teil on need 2 eelarvet ja mis iganes. Aga liit tuleb vastu. Ja siis tekibki see, et mina enda arust hoolin, aga te süüdistate mind 100 surmapatus, eks ole. Indrek Švedevat ütles selles samas Liimetsa loos vist, et inimesed ei suuda uskuda, et selline juht ongi päriselt olemas. See kõlas nagu sellise õõnsa või sellise et selle pealt jääbki muide mulje, et see ongi nagu Põhja-Korea, eks ole. Et Jumalat ülistatakse siin, aga tegelikult see lihtsalt ongi see, et seda tüüpi juht. Aga jällegi, jõuame jälle tagasi. Või selline inimene, et nagu seal ei olegi nagu mingisugust omakasu tagamõtet iga mingisuguse skeemitamise juures. Filtrita inimene nii öelda, eks ole, ja kõik, et kuidas te suudate töötada sellise inimesega koos ja nii edasi. Aga ühesõnaga kindel on lõppkokkuvõttes nüüd tänasel päeval see, et nagu me siin ennist rääkisime, arvestatav osa Jalgpalliliidu liikmeskonnast toetas teist nägemust. Eilsel üldkogul oli Gerd Müller tõi välja, mis see oli, majandusaasta tulemus oli miinus palju, 1,5 miljonit. Oli vist konsolideeritud. Ma ei mäleta neid numbreid. Mingi asi oli plussis ju. Okei, mingid numbrid ma nägin. Ühesõnaga miinuses on see ette. Seda infot oli korraga nii palju, et seda peab nagu kuidagi seedima. Slaidid olid teksti täis. Siis üritatakse
võtta või võeti nähtavasti mingeid mõtteid Klaavani tiimi sellest valimiskampaaniast, ehk siis nagu tööd on oma jagu ja nagu valiti see või teine, et tahaks näha ikkagi lõppkokkuvõttes, ma olen see tumba-jumba, kes tahab jälle näha paremat tulemust, paremat mängu, paremat jalgpallurit, ägedamat emotsiooni. Et kõik see nagu, see kõik, mille nimel see asi käib, või mille nimel see valimine ja asjad toimusid ja see kampaania, kõik see lõpuks nagu suure ringiga jõuab selleni, et juhtuks need, mis ma just mainisin. Et mina nagu lõpuks tahan seda näha ja tahaks näha, et nad mõtlevad selle perioodi jooksul sellele ja seda teadustatakse ja reaalselt nagu üritatakse natukene mingit suunda muuta, kuigi siin võib vastukaaluks öelda, et nad on ju, või see punt kõlab kehvasti, on olnud juhi positsioonil nii pikalt, et ei ole ju näha, et mingit muutust on, aga et nüüd on nagu palju tugevam noot saadetud, et mingi muutus võiks tulla. See küsimus ongi selles, et kas me oleme nüüd nagu, ma ei tea, murdumispunkti lävel, on see murdumispunkt juba toimunud, kas nagu suudetakse see jalgpalli kogukond ikkagi ära parandada, et ma ütlen, see 90-10, võib-olla see ei olegi, varsti see ei olegi enam niimoodi, et see on jalgpalli kogukondade lõhki, vaid jalgpalli kogukond ongi mingisugune teine asi, jalgpalliliidu nii-öelda või Pohlaku toetajaid või need, kes tema nagu tegudest aru saavad, neid jääb lihtsalt nii vähe järgi, et seal varsti ei ole seda kriitilist massi enam. Aga just need finantsilised, need seletused, et seal eile üldkogul ka ju seal ikkagi need nägid natuke kentsakad välja või kuidagi need on nagu imelikud, et vaevalt sest mulle tundub, et need asjad ikkagi mingil määral liiguvad nii, et üks mees ütleb, kuidas ta nagu tundub moraalselt õige. Kui juhatuse liige, kes vastutab finantside eest, ta nagu järsku ei oska nagu vastata, siis on nagu, see jällegi minu silmis ei näe hea välja või... No see kindlasti ei näe hea välja, ma ei jääks võib-olla sellesse ühte näitesse nii väga kinni, aga lihtsalt see oli nagu kuidagi sümboolne mingis mõttes on ju, et ikkagi kogu need loogikad on seal ühes kohas kinni. Jaa, et ega seda on ju ka olnud, eks ole, et sa nagu uurid või küsid liidust mingi inimese käest ja siis vastused Pohlakult, et see on mikromanageerimine. See on see, et siis kui sul on nagu vaja küsida ja ta tunneb, et tal on vaja mingi oma panus, et siis nagu edasta see sellele inimesele, ikkagi see inimene vastab, eks ole, et see natukene seda nagu jälle näha, et oli siin ka mitte nüüd temalt endalt otse Pohlakut siis, vaid nagu ka just jällegi mõnelt juhatuse liikmelt nagu ka veidikene või üleüldse nagu Eesti jalgpalli sees olevalt inimeselt nagu ka, et ilma minuta ei saagi. Et ei saagi. Siis läheb kõik laiali. See ei ole nagu jätkusuutlik, eks ju. Lammutatakse laiali olemasolevat asja. No ei lammutata, eesmärgid on samad. Klaavani programmi eesmärgid olid ju sisuliselt hästi laias laastus kokkuvõttes need, et tahaks, et Eesti jalgpallil hakkaks paremini minema. See on ju sama, täpselt see, mis sa ütlesid, et lõpuks me tegeleme, see on sport ikkagi, eks ole, et siin loeb tulemus. Okei, aga kas see arengukavas oli nüüd siis Sokkerneti asi ka sees või? Või tasu tõstmine podcasti saate ei, seda punkti ei olnud. Midagi ei olnud. Seda punkti ei olnud. Ei, see oli... Ainult minevikus olime mainitud või oli tulevikus ka? Arengukavas vist arengukavas oli ikka natuke üldisem asi, kui ütleme jalgpalli ajakirjanduse arendus. Ikka... 4 aastat on muretu. Järgmised. Vaatame. Ei, keegi pole midagi öelnud, ei ühti ka teistpidi, eks. Räägime eurolohist ka natukene. Palju meil saade käinud? No meil on tund 37 juba räägitud siin. Päriselt. Pole 2 tundigi. Ehk siis selle nädala jooksul siis kõik Eesti 4 meesteklubi, kes eurosarjas mängivad, said oma vastased teada. Esimeses ringis Levadia siis kohtub meistrite liigas RFS-iga, Riia klubiga. Muidugi selles suhtes mugav loos, et üks bussireis ja asi ants, raha jääb rohkem kätte. Kõvasti jääb raha kätte. Teised variandid... 7 aastat järjest, kus juures Levadial eelmine aasta oli leedukad või? Leedukad olid, jah. Seal teised variandid olid... Ei, on profit, ilma naljata, sest see, nagu märkimis. Jah, UEFA, rõhutame, kes ei tea, et UEFA maksab neid rahasid siis nagu summa välja, sõltumata sellest, kas sa sõidad kuhugi
Kasahstani või siis, kes seal või rendid bussi, Kuressaarde ei ole kes sai, mingi Kasahstani sats sai endale selle Santa Clara, kes on seal Assooridel kuskil. Ei, see oli Horvaatia või Balkani klubi. Horvaatia, jah. No ikkagi, päris tummine Kasahstani ja seda Assooride klubi ilmselt ei oleks sinna ühte eelpotti kokku lastud. Kogemalt. Kas Levadia eelmine aasta käis bussiga Leedus või? Leedus? Peast nüüd küll ei ütle. Kas leedukad siin ei käinud bussiga või? Äkki käisid leedukad ma küll mingit Leedu bussi mäletaks siin. Ei, leedukad käisid bussiga, jah, aga kas Levadia läks lennukiga? Levadia, ma arvan, et läks lennukiga, nad ikkagi võtsid tõsiselt seda. Sellepärast nad võtsid. Ma arvaks. Aga see selleks. Levadia teised variandid olid siis Kups, Žalgiris, The New Saints, Walesi klubi ja siis Malmö. Ehk siis Malmö oli paha. Malmö oli paha ja see lõpus läks ju 50-50, seal teised variandid tulid kõik välja, Kups, Žalgiris, TNS tulid välja ja mul oli juba kodus, ma vaatasin see niimoodi, et ei ole ju võimalik. Mul oli ka see, et olemas, ma olin juba jumala kindel kusjuures, et tuleb Malmö ära. Ega see RFS hea loos ei ole. Ei, no hea ei ole, aga eelmisel aastal tuletan meelde mitte konverentsiliiga, vaid Euroopa liiga. Koduliigas kolm kodinat juba. Ja ärme unustame seda, et see meistrite liiga, et siin ikkagi sul peabki nagu väga vedama selleks, et mingid väga kotikud olema, et väga kotikud saada nagu vastu seal, eks ole, et ei, ütleme, Malmö oleks olnud ikkagi siuke, et nägemist, et sealt nagu mingit reaalset tulemust loota. RFS-iga ma ütlen ausalt, hea mõõdupuu täpselt, väga hea mõõdupuu. Punkt 1, lätlased, niivõrd kuivõrd, Läti klubi, eks ole, lätlasi on seal vähe, aga mõni ikka on jagund. Lisaks hästi huvitav vaadata nagu seda, et need on 2 klubi, kes nagu väga palju välismaalastele rõhuvad. Levadia ju ka Eestis tugevalt, kõige tugevamini ma ütleks isegi. Ja alagruppides mänginud klubi, et kui sa ise tahad siin alagruppi saada, siis see on nagu see, et praegu see paras mõõdupuu, et Levadia on ju täpselt samasugust juttu rääkinud, nagu RFS on ette näidanud tegelikult. Et nüüd siis on huvitav nagu sportlikult ka tegelikult näha, aga ma kipun arvama, et ega seal, ma ei tea, ma panen täitsa mööda, aga see võib täitsa, kus see esimene mäng on? Mängisid esimese kodus? Esimene oli kodus minu mäletamist mööda. Oli ju, Levadia oli asetus, et ei, see ei olnud sellest, see loositi ikkagi, aga ma mõtlesin selle peale, et just, et kui esimesest mängust tuleb positiivne tulemus, siis saame teisele mängule kohale minna, et kui sealt saame 0-4, siis võib-olla ei ole mõtet saate komandeerimisega. Saab mõnusad ripi naaberriigi pealinna. Just, aga Levadial siis aga 2 miljonit versus, ma ei tea, 15 miljonit eelarve, mis seal on? Natuke on. Neil on seal ikka mingid, mis seal oli mingi Albaania koondise vend, eks ole, ja mingid siuksed mehed, et natukene näitab taset. See mingi Serbia tipuründaja pidi ka mingis nad on ikka seal viimastel aastatel sellised, ütleme, sinna ostnud ja müünud ka. Et sealt ikkagi on edasi ka mindud nagu. Ja Amsterdami ajaks kotti pandud ja siuksed asjad, et aga Levadia puhul lihtsalt tuletab meelde, et see esimene vastane meistrite liigas on üli oluline alistada, sellepärast, et kui sa esimeses ringis kaotad, siis sa langed otse konverentsi liigasse. Oota, mis see mantra oli, mis sa siin tagun tuled eelmisest aastast alates? Et Levadia saab põhiturniirile. Jah, õige. Ehk siis sul on väga tähtis, kuna see mäng on väga tähtsad järgmised mõned nädalad. See juuli 7-8. Sinu vaatest on ülimalt oluline mäng, et Levadia sealt edasi läheks. Ehk siis ainult Rauli vaatest. Lihtsalt kõige lihtsamini öeldes, et siit edasi minnes oleks tee põhiturniirile palju, mitte vaba, aga sul tuleb järgmisest 3 aastasest 1 alistada. Kui sa esimese kaotad, sul tuleb järgmisest 3 aastasest 3 alistada, et saada konverentsiliiga põhiturniirile. Sest siis sa teisest ringist, eks ole, sa langed kaotuse korral Euroopa liigasse. Kus ilmselt tuleb siis see Gruusia punt vastu, mängitav kindlasti. Paidesin just ju pani grusiinidele ära 1 aasta. Väga huvitav nimi, Tbilisi, Iberia, ma mõtlen, kus see Iberia nagu tulnud on. Hispaanlasi, portugaalasi täis. Ja kui RFS-i vastu edasi saad, siis on ikka lõbus. Sama Iberia. Malmö versus Iberia, siis võitjad lähevad kokku ja kaotajad lähevad kokku, selle Levadia paariga niimoodi see loos tuli. Nõmme Kalju sai siis albaanlaste Partisani vastu. Pigem halb loos arvestas seda, et variandid olid Vikingur, Floriana, St. Joseph's näiteks, eks ju. No see on ikka suht kirves, ütleme otsa nagu. Kodus mängivad võõrsil on raske.
ma olen mänginud Albaania Keesi või? Keesi oli küll, kunagi. Flora 0-0 vist kodus ja võõrsilsete tappa. No see on see suu lemmikjutt, eks ole, see, et võõrsile kodus, need on kaks eri asja. Vaata, sa ei ole käinud sükses, sa ei ole olnud sükse olukorras, ma tean. See oli jälle Albaaniasse mineks, see oli. Oota, sa veel sellel ajal ei mänginud. Ma mäletan seda mänguvalgust nagu nii täpselt. Need olid vist enne Skendiale ära mingi aasta või? Kellel nad panid ära, kui need Messiks tulid 2018 tulid ju Oktoobet nad võitsid. Ei, 2019 need või see oli 2013, kui nad said mingisuguse ootamatu võidu. Ei, Oktoobe, aga nad panid võõrsil mingisugusele, kas see on äkki see Makedoonia punt või? Kohe ütlen sulle. Ei, Albaania ei olnud minu mõelest. Nad panid igatahes võõrsil ära suhteliselt ootamatult. Liili ju äkki lõi värava välja. Kedagi nad võitsid küll. 90 minuti väravast ja hopsti läksid edasi. Ei olnud Skendia või? Kaljul? Jah. Ei oli ikka Skendia. No Vat, leidsin. See oli alles nüüd, 2019. No mõtlen, see oli meestide liigas, see oli ka Kalju. See oli Kalju. Ja see oli ka Albaania. Ikkagi see ei ole selline klubi, kes oleks Malmö vastas, et ilmselt ei suudagi mängida. Kus seal? Seal on esimene mäng võõrsil või kodus? Sa küsid liiga keerulisi küsimusi jällegi. See on üli oluline. Ma ei ole kirja pannud seda lihtsalt endale. Oluline. Ärme nüüd jällegi korruta seda narratiivi, et seal võõrsid tulevad. Sina korruta gruppimineku narratiivis, mina võin oma narratiivi ka. Ei korruta gruppi, ma korrutan põhiturniirilist alagruppi. Ei no kumb narratiiv see Eesti jalgpalli kasulikum on? Kumb narratiiv see Eesti jalgpalluritel rohkem eneseusku süsistab? Kas see, et võõrsid tulevad niikuinii mingisugused Maradonad vastu või see, et me läheme gruppi? Et kas Eesti jalgpall on igakordse loosi järel surnud? Et alati on see. Paide variandid olid Taugapils, Hegelmann, Läti ja Leedu vastavalt siis Runavik, see oli vist Islandi punt, mitte Fääri punt või Kangur mäletad? Minu mõnest Runavik oli just nimelt Fääripunt. Ja siis Fäärid, Gibraltarilt Brunos Magpies, üks toredamate nimedega klubisid Euroopa jalgpallis. Sünnilugu ka vägev. Mehed istusid pubis, panid tina ja siis kuna pubi nimi oli vist Brunos ja nad olid ise kuskil Newcastle fännid, siis teeme satsi ja nüüd on üksuse kohta välja. Seal on varianti küll. Mitte seal ei ole varianti, vaid sealt tuleb edasi minna. Seal oli minu meelest kõik 4 olid tegelikult sellised vastased. Paide oli asetatud ja sul oligi nagu vedas ka natuke. Seal kuidagi juba vaatasin seda gruppi nagu, et see ei saa Eesti klubi grupp olla nagu. Aga Taugapils ja Hegelmann, ikkagi nendega oleks natukene... Taugapils minu meelest oli, kas nemad ei olnud mitte nagu päris kuskil mudas praegu omadega sel hooajal. Et Hegelmann natukene nagu siuke kangem. Ei no Läti-Leedu sul on alati, ikkagi sul ei ole ühtegi ülirasket, sul ei ole ühtegi ei no enam-vähem meie tase, ilmselt. Need on siit pundid, aga see, mis see Gibraltari punt, see ei ole mitte meister, vaata, et ta meistrist ju jäi 25-ga maha, et see on nagu Männilaane klubist jäi see punt 25 punktiga 3. koha sai vist koduliigas. Et see on nagu päris kõnekas. Aga Paidel siin, kellega me eelmine aasta Oskar Rõim pani selle üliliise võidu värava, seal oli ka ju just kui amatöörid vastas, aga läks ikka jube keeruliseks. Et alahinnata ei tohi, aga no tõesti, kui nagu üldse kuskilt, siis siit tuleb edasi. Siit tuli mõnus lood. Ja kusjuures kui kedagi võib alahinnata, siis Brunos Magpies. Siis ütled niimoodi. Just. Kusjuures ärme nüüd seda ka unustama, et kui sellised vastased, siis vaata minu meelest eelmisel aastal siin kes suutis, kas Flora suutis käkerdada midagi nagu just niimoodi, et kui sa saad... San Marino klubiga just, kus viiki mängiti ju üks mäng, eks ole. See oli vist, läks lisaajale ja lisaajal võideti. Jah, aga no kirja läks viik. Võõrsil oli ka viik järelikult, kui see lisaajal kodus viik läks. Jah. Et ühesõnaga... Nüüd on aastatagune asi, aga ei mää. Aga et... Koefi punkte on vaja. Koefi punkte on vaja. Koefitsiendi punkte vaja, meil on muidu pahast. Nüüd saavad 20, 21... saavad selle hooaeg läbi või? See on nüüd viimane hooaeg, kus saab nii-öelda päästa seda meie koefitsientidest. Kui me sel hooajal põrume, siis me jääme ilma sellest. Praegu on meil need asetused ja asjad on tänu sellele grupis. Ja mitte asetused ei ole, vaid 4 euro kohta on meil tänu sellele, et Flora 2021 kogus nii palju punkte. Asetused on klubipõhised. Asetus on jah, selle järgi, sellepärast Kalju ei ole asetatud. Ja Paide on. Ja Levadia meistrite liigas ei ole. Seda Paide vastast ma rohkem ei kommenteeri. Ma olen ka mänginud Gibraltari.
Lähme edasi. Jah, Maradonad ja Pellet tulid Lähme edasi. Flora variandid olid siis Auda, Seinajogi, Benipont, Walesi klubi ja Valur Islandilt ja tuli siis Valur Islandi klubi. Ma olen Islandist ka. Lähme edasi. Jällegi, Flora sel hooajal on olnud ju päris korralik, okei, nüüd on siin no nüüd muidugi täpselt sobivalt on hakatud nagu järele andma natuke. No, Transi vastu suudeti muidugi välja tulla, aga noh ikkagi okei loos selles suhtes, et mis kohaga lõpetasid eelmine aeg? Valur. Jällegi sa küsid natuke liiga keerulisi küsimusi. Meistriks nad ei tulnud, ma võin sulle seda öelda. 2., 3. või 4, kui nad ei võitnud karikat just ja jätsid kuskil tahapoole. Oota, kes see võitis karika? See oli kellegi kellegi eestlastest vastane sai läbi karika võidu. Grauber Lepik või? Ei saanudki läbi mitte liigahooaja. No see kas Kalju, Paide või Flora peab olema siis? Ei meenu praegu. Keegi oli jah, karika võitis seal. Aga kolmas oli see Valur muidu, Pronksi klubi eelmisel hooajal. No ikka seal mitte pigem, vaid ilmselt on vastasmeeskond väike favoriit. Ei, no ma paneks võrdselt. Ma paneks ka üsna võrdselt. Miks see Islandi klubi favoriiks pead Eesti klubi? Nad ei ole, nad on päris palju Euroopas mänginud, aga nad on seal 2 korral. Alahoidlik. Oi, mis meie ei hakka siin ju Euroopas mängima. Pigem Nad on palju mänginud. Islandi klubi tuleb vastu. Seal on sisehalle on palju. Iga aasta me oleme sama jutuga, Raul. Ei no kuule, see ei ole see, kui lähme lööme jalaga ukse. Iga aasta lähebki Fäärdi vastu raskeks. Raul ei räägi sellest, et lähme lööme jalaga ukse lahti, võtame sealt 6-1. Aga ei no seda ei olegi, küll see tehakse meeskonna sees selgeks, et me ei lähe siia, me oleme võrdsed, nad on aga need on mängitavad, kuule, ütle, kus sa sealt eurosarjast nagu selle, näed, isegi San Marinoga, eks ole, siin 0-0 nagu, et kus sa sealt eurosarjast nüüd sellise saad, kellest me nagu üle jalutame, et tulebki nagu rahul olla sellega, et sa ei saa seal ei no on tulnud ju. Paide sai sellist, Paide sai sellise, kellest me jalutame. See Valur on ka minu meelest hästi mängitav sats. Mängitav, me peame ikkagi ootama sealt edasi. Baas oli ka mängitav 0-3. Mängitav. Selles mõttes mängitav. Mängitav. Aga selles mõttes, et Flooralt me ootame edasipääsu. Siis ma kallutaks selle sinna Flooralt me ootame edasipääsu. Kõigilt ootame edasipääsu. Jah. Muidugi ootame. Muidu poleks mõtet ju. Paidel on kõige suuremad šansid. Flora on teisel kohal. Kalju 3. ja Levadia 4. Kusjuures, kui puhtalt edasipääsu. Üldse kokku, siis on ikkagi päris soodne loos, arvestades, et siin mingitel aastatel ikkagi tulid nagu sisse siuksed pundid, kus selle, sa näed ära. See Flora hooaeg, eks ole, see meistrite liigas nagu ka, et sa saad, mis nad said, Poola ja Rumeenia meistrid, eks ole, mis teed need sellistega nagu. et selles mõttes on ju hästi läinud. Flora oli kus asetatud. Jah, see ka veel, eks ole. Ja see on see klassika nagu ka, et siis, kui sul on satsi, siis sa saad mingi jõhkra vastase ja siis, kui sul nagu on hea vastane, siis sul ei ole võistkonda ja siis praegu nagu on enam-vähem, ma ütleks. Ja ärme seda nüüd ka unustame, et jah, siin Levadia on koduliigas koperdanud ja Floral on mingid mängud olnud siuksed kesisemad, et eurosari on eurosari, seda on Paide siin mitu aastat näidanud, et see liigavorm, see ei loe seal nii väga. Jah, teisest vastastest ka veel... Kehtib muidugi ka vastaste kohta. Levadiast me rääksime, Malmö versus Iberia, siis kaotaja või võitjaga lähevad kokku. Paide siis edukorral saab vastu AIK Stockholmist. Hullem kui Häkken, ilmselt. Ja, no variandid olid Panga Leedust, ma ei tea, Simbru Moldovast, mingid sellised võistkonnad. Kalju saab siis mängitava vastase võidu korral, ehk siis St. Patrick's Iirimaalt või Hegelmann Leedust, sama Hegelmann, eks ju, kes Paide variant oli. Igal juhul tehtav ja Floral on ka siis sama tüüpi vastasseiseks, kui Kaljul on Iirimaa versus Leedu võitja, siis Floral on Iirimaa või Wales versus Leedu võitja, eks Schalgeris ja Benipont nende kuidagi väga Rootsi ja Leedu suuna peale läheb see. No need minigrupid on pandud seal üsna geograafiliselt tavaliselt. On, aga huvitav on see, et kui ma hakkasin vaatama selle Levadia RFS-i valguses, et palju siis Eesti klubid lätlastega on mänginud, siis selgus, et kõva 2 korda isegi. Täitsa hämmastav, et naabrid küll. No varem muidugi oli aega, kus nagu tõmmati nüüd minu meelest suvalisemalt sealt, et neid polnud ju neid siukseid 4., 5. gruppe seal ka nagu väga. Aga igatahes Paidel on väga raske see teise ringi loos, teistel eeldusel, et Iberia näiteks kaotab Malmöle, siis võiks igal juhul olla tehtav. Mängida võiks ju. Aga nagu Jürgen sa ütles, et mängida saab kõigiga. Mis tulemus on, see on teine asi. Kutsume siis kõiki
edasi olema jalgpalli juures, mitte kuskil ära kaduma. Homme on 2 ägedat mängu Tallinnas ja Paides, Levadia Kalju siis 14.30 ja Paide Flora 19.00. Eesti jalgpalli ei ole surnud, vaid... Eesti jalgpalli ei ole surnud. Vahepeal peeti mänge ka. Jalkast ei räägigi või? Mida sa räägid? Ei räägi Premier Liigast täna, meil on 2 vähemalt skoorid ära. Tammeka võitis Kuressaaret. Ehk siis, mis oli võib-olla kõige üks vähemuses mängib. Ennustan ette, et sellest mängust tuleb põhimõtteliselt videokohtuniku erijärg. Nii, edasi. Trans Flora 1-2. Flora tuli teise poolega välja kaotusest. Sinna märkus selleks, et me oleme jõudnud tänaseks päevaks Narvas Fama staadionil selleni, kui sellise olukorrani, kus Rauno Sappinen, kes oli aasta kõrval põlvevigastusega, laseb Fama staadionil värava tähistust põlvede peal. Ta ei olnud kuulnud seda sinu juttu, kus juures. Ei, see ei peagi olema, aga see lihtsalt on väga kõnekas, et tänasel päeval on Fama staadion selline kunstmõru, kus saab opereeritud ristantiga põlvede peal libistada. Ma soovitan seda lihtsalt vaadata, neid pilte, see on nii kaunis, et Fama staadion enne ja pärast. Nagu keegi tule põlema pannud toas konkreetselt siuke. Okei, Flora tuli ja rõhutame, et Narvas tõugati meest. Narvas tõugati meest. Lõpetage see ära. Eile Konstantin Portakov oli kohal ka siin, siis igaüks, kes täna nägi, tegi selle nalja ära. Jah. Nagu ma omavahel ütlesin ka juba, et kui oleks hooajal pidanud nagu raha panema selle peale, et keda tõukab nagu siis paar nagu Burdakov, Tovstik oleks olnud selles nimekirjas ikka väga madalal. Jällegi, vaata, sa ükskord tõid ka selle listimängu, kes seal esimesel kohal oleks olnud siis? Ainsalu ja... Oh jumal, seal neid jõuab ikka lugeda. Need rinnad kokku panna. Läks jumal närvi. Läksid närvi sellepärast, et saaksid lolli juttu ajama selles. Ai, vaata, loll juttu, siuksed tühjad süüdistused. Lasteaiaga on raske selles. Nii, pane edasi. Levadia Kalev 4-0. Levadia Kalev, see oli kindlasti. Kes meil nüüd tõukajad on, siis me räägime Sisemarkusega. Kes selle esimese kohal võiks olla? Kellega ta oleks valmis? Kellega ta ei tahaks eelmine kord, aga kes oleks siis sellest tabelis esimesel kohal? Kes on kõige tõenäolisem tõukajate paar omavahel siis Premier Liigas? Lepistu. Lepistu muidugi. Mulle esimene mõte, et Ainsal on rahulikum kui vast. Jah, Lepistu ja kes seal on? Kes meil on siuke hoogne? Kuressaarest keegi ka tõukleb? Pajunurg võib rääkimas tavaliselt seal ja jah, võib-olla sõrmedega. Külma välja mõtlen. Mõni siuke kuumaõrreline välismängija. Ühe ma panen ära, Brendi, Lepistu Brendi. Okei, ma laenan praegu kaadri tagant tulnud soovitust, aga paneme siia nime Aivar Pohlak ja lähme laiali. Seal on tõuklemist ja seal on Lepistuga ka klaarimist. Levadia võits Kalevit 4-0, Vaprus Paide sai seal 2-1 võidu kätte võõrsil. Ja Kalju võits Harjut 1-0. Ehk siis Flora, Paide, Kalju kõik võitsid, napilt aga võitsid. Kõik suured võitsid. Jah, et kõik suured võitsid, mis tõttu siis õnneks ei olegi justkui väga palju rääkida, muidu me ei saaks seda saatele mingi. Ja see nädalavahetus jälle Paide Flora omavahel. Mis me siin nii väga palju räägime, eks ole, kui need suured omavahel panevad homme, et kõik võib muutuda jälle. Et jällegi, endiselt on põnev, endiselt on tihe, kõik on hästi. Tahavad oma meelsust näidata, ütleme, kes ei olnud eilse valimistulemusega rahul, siis Paide Flora mäng on üsna hea koht, kuhu minna seda näitama Paidesse, eks ju. Ja see muide ei ole iroonia, vaid et kui te nagu tahate, et okei, koondise mängul kõlas klaavan, et kui te tahate nagu edasi seda trummi taguda, siis mängud on kõige õigem koht selleks. Näidake, et te olete kohal, näidake, et te olete olemas, eks ju. Muidu jääbki selline mulje, et tänaval tuleb 10 inimest ja 9 ütlevad häid soove. Üldiselt, kui mulle tulevad tuttavad vastu, siis me ka tervitame nagu, et siis mulle ka jääda mulje, et vaata, kui head sõbrad on kõik. Tallinna Kalevi järgmine mäng on FC Floraga. Küll võõrsil, aga siiski. Võõrsil tuleb ka oma 29. kuni kell 19.00 A Le Coqil. Ruumi on, selles ei ole kahtlust. Tehakse veel teine korrus ka lahti, siis saame publiku rekordi ka kätte. Me peame seda ka vaata, sul on siin omad ennustused, meil on seal jalkaennustuses need numbrid. Ma olen väga kaugel praegu oma ennustusest. Ütleme siis, et jalkaajakirjanik ennustus, et mis jääb hooaja suurim publiku arv on. Jah, hooaja suurim publiku arv. Mis praegu on üldse? Peast isegi ei ütle praegu. Üle 1000 on olnud mõned mängud, eks ju. Ja kindlasti siin oli ju 1100 oli ju siin. Siin alles ju oli see Flora viimane. Derbi oli ka ju, mis me rääksime. Ma ei ole ausalt alles vaadanud. Kas me jääme rahule sellega? 1400 äkki oli vist, jah? Ma ausalt alles ei ole vaadanud, sest need numbrid on nii tagasihoidlikud nagu veel. Suvi alles algab ja loodame. Et tahaks nagu ikka mingi kahekordistamist nagu näha siin küll. Homme võiks ka ikkagi olla siis suured numbrid. 4-kohalist summat tahaks küll siin A Le Coq Arenal näha Levadia Kalju.
1687 oli see Flora Levadia isegi, aga ikka tahaks rohkem. Karikafinaal lükki töölt 400 asju. Kommenteerimine ju. No Vot, nii et see Levadia Kalju mäng Sokkenetist täitsa olemas, nii et Sokkenet TV-s. Kõik head, aitäh, kes meid vaatasid, jälgige ikka meid edasi, jälgige ikka Eesti jalgpalli edasi, ärge heitke meelt, kõik ei ole kadunud. Järgmine kord me tuleme siis ülejärgmisel esmaspäeval. Ehk siis jaanide ajal ei tulegi siia huvitaval kombel. 30. juuni. Häid jaanipühi. Jah, ilusat pühi, puhake välja ja Kuubale. Laske õhk välja. Aitäh kõigile ja kohtume juba siis järgmises saates.